tere, head kuulajad, käes on 29. detsember ja kui te hoolega vaatate, siis tegu on viimase esmaspäevaga sel aastal. Geeniuse digisaade on siin, kus me täna vaatame, mida eelmistel esmaspäevadel ja kogu eelneval aastal on juhtunud. Meil on suur aastalõpu erisaade, mil käib stuudiost läbi hulk külalisi, kus me räägime sellest, et kas tehisintellekt on lõpuks olnud kasulik või on ta ikka veel kasutu. Kuidas lõpetada ära see, et inimesed saavad petukõnesid. Kas internet on täis päris või võltsisu ja kas see on hea või halb? Kas meie linnas ja teedel sõidab rohkem Hiina või Euroopa või muude maade sõidukeid? Kuidas nad liiguvad ja millal muutuvad autod tarkvaraliselt nii targaks, et nad ise oskavad sõita? See on ainult väike ülevaade sellest, mida meil järgneva tunni ja poole jooksul tuleb juttu. Nii, räägime siis aasta lõpetamiseks esiteks juttu Andresega. Andres Kostiv, tere taas tulemast meie saatesse, kes ei mäleta Andrest, siis ikka Andres käib meil külas septembris Apple'i uudiste ajal, aga ka muude teemade raames. Andres, sa oled digiteenuste strateegia AI koolitaja see aasta. Millegipärast mul on siuke kõhutunne, et sinu ameti nimetuses olev AI juba ütlebki ära sellest, millest me peame rääkima hakkama. On see nii? Just, ma ei tea, mul natuke tundub, et meil iga aasta viimased 2 aastat vähemalt on olnud mingi AI aasta või AI arengute aasta ja minu sellist nagu igapäevatööd, kuigi ma varem olin rohkem nagu siis UI, UX või siis kasutajaliideste ja kasutajakogemuse disainer, siis aina rohkem on see asi liikunud natuke nagu AI poole, kuna seal need töövood on hästi AI kesksed ja võib-olla siuke uuem asi, mis nüüd tuli välja ka on nagu agentide kasutusmugavus ja et kuidagi neid hinnata ja siis sellele on tehtud praegu töönimeks on ennem oli user experience UX, nüüd on agent experience AX. No sa juba väga hästi puudutab teemat, et me jõudsime sel aastal sinna, kus me ei räägi enam inimestest, kes kasutavad arvuteid ja interneti tarkvara, vaid üha rohkem AI-dest. Kas see on, kui meie saate mõtte täna natukene küsida, mida võtta kaasa sellest aastast, mis meelde jäi isiklikult või üldiselt? Kas sa nagu, see ongi esimene asi, mida sa tahad välja tuua? Võib-olla jah, ma võib-olla ise tunnen nüüd ka siin AI koolitajana, et on, minu jaoks on natuke selline nagu see agentide aasta, et kui ma nägin, et mul tõesti siin väga suurtel töödel, mida ma olen mitu päeva analüüsinud, et agent närib sellest läbi tegelikult ja teeb siukse korraliku analüüsi, mille ma siis toimetan lausalt ära, kontrollin fakte loomulikult, et siis nagu see on nagu väga palju nagu ja et me nagu AI-ga nii väga ei vestle enam ja ei kuluta aega temaga jutustamisele, vaid me küsime ja läheme lõunale ja 15 või 20 minuti pärast tuleb siis nagu, mis on Meelisel need kiire fritüürid või kuuma fritüürist tuleb toit välja, et siis ta nagu tulemus välja. Ühesõnaga sinule tundub või sina oled nagu kogenud seda, et see aitab kaasa, ehk siis teeb sinu elu kiiremaks ja mugavamaks. Mulle on tundunud nagu mina oma töös, kui ma olen proovinud midagi tavalist kasvab, ma ei oska lihtsalt, aga mulle tundub, et kui ma midagi nagu lasen kokku panna või siis uurida agendil, siis selle faktide kontrollimine võtaks mul sama kaua aega, kui ma see käsitsi otsimine läheb, et minul ta nagu tundub, et ei ole kiirendanud seda elu. Aga sul nagu on siis? Ja mul on tulnud ikka sellised ütleme mingi analüüsib, mida ma teen, on sellised 25 lehekülge Wordi failid korralikult struktureeritud ja ma annan sisendi, et mis sisu korda ma tahan tagasi saada ja mis sisu ja mis linkidega. Ja kui see sõdi tuleb sealt, siis loomulikult see on paksult linke täis, ma vaatan lingid läbi, ma toimetan, aga ikkagi need asjad, mida ma tegin 3 päeva, ma teen poole päevaga. Ja siis, mis me siin nüüd see koolituse poole pealt ka, nagu ma avakõnes olen siis Äripäeva Akadeemia IT-koolituses AI baaskoolitusel on rääkinud, et kui nüüd see guugeldamise oskust võib-olla tõesti mingisugune, palju see oli siin mingi 15 aastat tagasi, et see ka tõhustas igapäevatööd, et sul leiab mingid templiite internetis, mille järgi tööd teha, siis nüüd nagu tundide mõttes öeldakse, et sul on nagu AI kasutamise baasoskused kontoritöös, et stiilis nagu 10% nädala ajast, võib 4 tundi säästad. Aga kui sa oled selline agentide prompti ja juba nagu profim kasutaja, siis see stats pidi olema siis 12 tundi nädalas 40-st, ehk siis juba 3 korda rohkem. Aga AI-ga nagu teistpidi jälle on see, siin jõululauas just sugulane rääkis anekdoodi,
et mees läheb seenele, näeb seent, pildistab telefoniga, paneb pildi AI-sse, sinna ChatGPT-sse, küsib, et kas see seen on söödav. Siis AI vastab, muidugi see seen on söödav, see on väga hea seen. Noh, mees läheb koju, teeb seenekastme, saab mürgituse, viiakse haiglasse, siis tuleb sealt koomast välja põhimõtteliselt, paneb telefoni sisse, küsib AI käest, et valetasid mulle, et see oli mürgiseen ju. Jaa, sul on tuline õigus, see on mürgiseen. Kas ma tahad, et ma räägin lähemalt mürgiseentest? Et selles mõttes... See anekdoot on väga traagiliselt kurb. Väga hästi kokku võetud natukene, sest et ma tahtsin nagu laiemalt võib-olla küsida. Mina olen ka selline ikkagi, ta nagu tänapäeval moodne on öelda, ma olen AI entusiast võib-olla, et mulle ikkagi meeldib seda võimalikult kasutada, aga kui sa neid agente mainid, et ma nagu sõnastaks, et agent on nagu see, kes mulle just eelkõige tundub, et ta läheb nagu ise möllab kuskil veebis või sobrab siis mingites minu asjades, et kui ma lihtsalt ütlen ChatGPT-le või kellele iganes, et siin on nüüd 20 lehekülge Wordi faili, et tegele sellega, et ma selle nagu liigitaks ikkagi sellise puhtalt keelemudeli pärusmaaks, et ma ütleks, et nii palju, kui ma olen neid nagu agente, nimetame siis agendiks seda, kes hakkab kursorit liigutama ja veebi brausima ja klaviatuuri tippima. Mitte tingimata. No ma ütleks siis, et selline agent minu kogemusest täna on ikka natuke selline, ikka ma saadan nagu lasteaia lapse õlut ostma natukene. Et ta nagu läheb ja siis ta ostab lõpuks võib-olla limonaadi, kui ta ajab paar riiulit ka veel ümber ja ta on selline nagu tore küll vaadata ja on mõningaid asju, kus ta tõesti on andnud mingi tulemuse, et aga ikkagi kuidagi ma olen nagu ikkagi täna natuke sellise skeptilise seisukohal, et ta on ikkagi, see agendindus on nagu väga-väga alguses, et see keelemudelindus on nagu piltlikult juba tundub mulle hakanud mingit nagu lage saavutama, et meil on põhimõtteliselt kogu internetile juba sisse söödetud ja lõpuks või täna oleme olukorras, kus LLM peaks treenimiseks juba hakkama oma saba sööma, sest et ega tal midagi uut enam juurde õppida ei ole ja isegi kui sa täna GPT käest küsid, et kuule, et kuidas see oli aasta 2025, siis ütles ta mulle selle peale, et 2025 ei olnud enam AI pidu, see on inventuur. Aga inventuur selles mõttes, et nüüd tuleb produktiivsusele rõhuda, et mis sellest kasu on. Võib-olla ma ühendaksin Andrese juttu ja Glenni juttu sellega, et need ongi, ütleme, kui sa oled kodukasutaja ja üritad selle agenti AI-ga midagi tööd teha, siis see võib-olla ei ole nii selge kui näiteks ettevõttel. Ma vaatasin huvipärast statistikat, et selline tüüpiline maailma suur ettevõte, võib-olla mis Eesti suurimate seas on, maailma suur ettevõte kasutab, ma ei tea, kuskil 200-300-400 erinevat veebiteenust. Alatus sul finantsist, logistikast 100 asjani ja mõtle siis su inimesed, töötajad peavad kõikide nende platvormide vahel käima ja kasutama neid kasutajaliideseid ja sisse logima ja välja logima ja kasutama. Ja seal on selle AI agendi nagu võlu, et kui need platvormid omavahel räägivad, mina olen töötaja, mul on vaja see käsk ära teha ja siis see agent, kellele ma käsu annan või oma tööülesandest räägin, ta käib 4, 5, 6 platvormis ära ja mitte kursorit liigutades, vaid siis juba masinliidese kaudu, API kaudu. Et see on see küsimus, et pagan, kas sellest AI-st nüüd lõpuks tuleb ka mingit säästu ja rahalist võitu, küsib firma juht, aga kahjuks võib see tähendada ka seda, et heal juhul ei palgata juurde päris inimesi, halval juhul jäävad mõnede inimeste tööd nagu üle. Kas see risk nagu ka see aasta või? No ma ennem kui keegi teine aastab kasutan võimalust ja arvan midagi, et siin on nagu selline põhimõtteline küsimus ongi selles, et kas AI ja igasugused keelemudelid ja agendid ja kõik see muu kraam, mis meil täna on kasutada, muudavad siis nagu Andres ütles ka, et konkreetse inimese töö efektiivsemaks ja siis annavad talle rohkem vaba aega ja tema küsib ikkagi rõõmsalt sama palju palka, aga siis saab nii-öelda jutumärkides lapsega lohet lennutada kauem lihtsalt, sest tal on vaba aega. Või teine variant on see, et öeldaksegi talle, et uks on seal ja sul on nüüd kõik aeg vaba. Ja sinu asemel teeb palka enam sama palju saa, kuna sa ei tee sama palju tööd, eks ole. No just on ju, et küsimus on nagu tööriistas, et kui me vaatame ajast tagasi, siis ega kui täna tuleb kohale
sulle puurijamees, sest ta on ilmselgelt puur ja ta puurib sellega augu, aga 100 aastat tagasi tal võib-olla puuri polnud ja ta seda auku sinna kopsis mingisuguse haamriga näiteks 2 tundi. Et see ei tähenda nüüd seda sugugi, et puurijamehele ei peaks ju palka maksma, tema töö on lihtsalt efektiivsem, ehk minu segane jutt tähendab ta saab rohkem puurida, eks ole. Saab rohkem puurida. Kus on vaja rohkem puurida. Jah, aga samas me ei ole täna olukorras, kus kohale saabub puur ise ilma töömeheta. Aga see AI natukene nüüd lükkabki seda suunda juba sinna poole, et me võime sellest mehest nagu üldse loobuda, et äkki meil ongi puur, aga täna on olukord, kus see puur ilma meheta ikkagi kipub tegema auke sinna, kuhu ei ole vaja. No minu kokkuvõttega jõulupidudelt, kus ma olen erinevate spetsialistidega rääkinud, oli see muide, puurimisega saab AI hakkama, aga amet, mille peale tasub tulevikus panustada, kuhu AI veel ei lähe, pidi olema allveekeevitaja. Nii et kui otsib karjääri väljavaates allveekeevitamises on meil veel võib-olla eeliseid inimesel. Vaadates tõesti seda LLM-i kui keelemudelit üleüldse, siis ma nagu olen selles leeri natuke kaldunud küll, kes arvab ka, et selle tehnoloogia lagi on meil sisuliselt ikkagi käes. Et sellel aastal me oleme näinud, et need arengud on olnud sellised väga-väga ikkagi pehmelt öeldes ju marginaalsed, et umbes aasta tagasi me saime keelemudeliga peaaegu sama palju teha. Muidugi ta on muutunud, ma ei ütle, et midagi ei ole juhtunud selle aastaga, aga ma nagu pigem nõustuksin nende inimestega, kes on ka väga lugupeetud teadlased ja ütlevad, et tegelikult see arhitektuur kui selline, tegelikult ta ei olegi võimeline rohkem maks enam, sest ta baseerub ainult metsikul andmehulgal, ennustab selle pealt puhtalt, ma ei tea, on see nimi semantika või teksti ja tal tegelikult nii-öelda sisuline arusaam selles mõttes puudub, et kui ta ütleb, et õhupall läheb katki, kui sa nõelaga torkad, siis ta tegelikult ei tea, et õhupall läheb katki, vaid ta teab, et sõnade või tokenite järjestus on selline, et kui on sõna õhupall ja nõel, siis tõenäoliselt saabub sinna sõna läheb katki, aga seal ei ole nagu mingit sisulist tähendust. Ehk et siin nagu järgmine arhitektuur, mida on mainitud, on sellise keerulise nimega nagu JEPA ehk Joint Embedding Predictive Architecture, mis võiks tähendada siis seda, et selle asemel, et mudel hakkab ennustama sellist semantilist tähendust sõnale või lihtsalt tähti, hakkab ta ennustama sündmuste abstraktset tähendust ja ütleme maailma seisundit. Ehk et ta saab nagu aru siis, kui robot läheb tuba koristama, siis ta tegelikult saab nagu sisuliselt aru seda tuba vaadates, kuhu peaks panema kohvitassi ja kuhu käib suss. Aga tänane LLM-i baasil toimub mudel näeb ainult teksti, ta sisuliselt ei tea, et kohvitassil ja sussil on mingisugune erinevus, ta näeb nende statistilist esinemist tekstimassiivides lihtsalt, et see on nagu üsna mõtlema panev seisukoht. Ma olen nõus, et tegelikult seda arvavad paljud ja eriti just need, kes selle research'i poolega tegelevad, eks ole, et selline viimased 5 aastat on skaleerime ja siis me nagu ostame tuhandeid või miljoneid graafikakaarte kokku ja ehitame tuumaelektrijaamasid, inimeste elektrihinnad tõusevad, eks ole, et see ei ole tegelikult jätkusuutlik, et selle skaleerimisega me enam väga kuskile ei jõua ja Ilja Suskever, kes oli OpenAI üks asutajatest ja hiljutiselt ära läks, ütles ka, et nüüd on nagu aeg, me oleme läinud nagu põhimõtteliselt peame minema ajas aastat 5 tagasi, kus me tegime research'i, mitte skaleerinud, eks ole, et research tuleb uuesti alustada siis selle AI maailmas ja mina olen ka päris kindel, et kui siin Sam Altman ja teised räägivad ikkagi sellest AGI-st ehk siis nagu päris intellektist, siis me niipea võib-olla selleni ei jõua ja tegelikult LLM-idega me kohe kindlasti selleni ei jõua, eks ole, nii et selles mõttes jah, siin on vaja fundamentaalselt uut lähenemist ja muidugi tegelikult on vaja efektiivsemat lähenemist, et selle meeletu energia põletamisega, mida praegu tehakse, me ka ilmselt kaugele ei jõua, nii et. No ja siin öelnudki on selline mees nagu Jan LeCun, kes on metamees, on tegelikult öelnudki, et kui teid ikka huvitab agi, siis ärge enam raisake aega LLM-ide peale. Ja ütleb, et need on lihtsalt sellised statistilised papagoid, et nad ei saa tegelikult aru, kui seda sõna üldse niimoodi kasutada siis füüsikast või põhjus-tagajärg seostest või ei suuda ka hierarhiliselt planeerida. Et me oleme natuke tagasi tegelikult sellises kohas, kus veel aasta, 2-3 tagasi tundus, et kui nii-öelda keegi prääksub, lendab ja kõnnib, mis ta on kindlasti part. Ja täna me oleme nagu olukorras, me oleme aru saanud, et tegelikult see teesklemine LLM-i poolt on niivõrd efektiivne ja tänu sellele ta seda tekstitööd nii hästigi teeb, et ta seda parti teeskleb ikka nagu väga-väga hästi. Aga ta ei ole tegelikult part ja ta ei hakka ikkagi lõpuks tegema neid muid asju, mida ka pardid teevad, et ta oskab nagu kusagile piirini siis teeselda ja ta teeb seda tegelikult väga tõhusalt. Jaa,
nõus. Võib-olla rõhutaks ka üle seda, et temaga vestlema jäämine on ka nagu kurjast, et inimesed võivad nagu ajataju kaotada, ta tekitab illusiooni, et iga lausega, mis ta vastab, pakub väärtust, aga tegelikult on seal mingi koera jääb saba taga efekt mingi hetk, et see ongi. No samas ei saa ka vaielda, et seal on väärtus, et iseenesest kuna meie teksti tõlgendame nagu sellise, kuidas ma ütlesin, sama maailmamudeli põhiselt, eks ole, et kui meile öeldakse, et õhupall läheb katki, siis me kohe teame füüsiliselt, mida see tähendab. Ja kui keelemudel need sõnad ritta paneb, siis meie jaoks on kohe sellel see väärtus, eks ole, olemas, et sellepärast ta selle illusiooni ju nii veenvalt loob. Ja see ei olegi üldse võib-olla halb, sest et me ju põrgatamegi juttu ja kõik see tegelikult samamoodi meile tagasi tuleb, aga meie inimestena kleebime sinna juurde selle nagu päris mõõtme nii-öelda, mida tegelikult sellel mudelil ei ole, aga mida meiega siis sellise, kuidas ma ütlen, selle peegeldamise tõttu, mida me näeme nagu selle pardi näitel, kleebime ka sinna juurde. Ja siis meile tundubki, et me räägime päris mõtleva, tundva sellise inimese või kellega iganes, sest et meie loogika ütleb, et kui keegi räägib meiega samasugust keelt nagu meie räägime, siis ta peab olema ju täpselt sama tark ja sama osav ja sama ilus nagu me ise oleme. Ma rõhutaks aastakogu faktide üle kontrollimine, et mida iganes ta vastab, missioonikriitiline töö või mis iganes reisi planeerite või te võite leida mingi hotelli, mida üldse eksisteeri üldse seal kuskil mäekünkadega suurekural. Et selles mõttes, et kui ta vastused annab, et siis neid linke kogu aeg küsida, et mida see põhineb. No, jah, see energiakulust Meelis rääkis, et see on ka selline üsna ebamäärane suurus, aga need numbrid peaks olema nii, et üks päring peaks võtma keskmiselt mingi 2-3 vatt-tundi ja Google'i päring peaks võtma umbes 10 korda vähem, et umbes seal 0,3 vatt-tundi. Nii et 2-30 päringut võiks siis tähendada umbes sellise pooleliitrise jahutusvee kogusega, aga tasub ka öelda, et see vesi siis ei lähe ju kusagile otseselt kosmosesse, eks ta läheb jälle ringlusesse ja kui teha mingisugused süsteemid, kes seda jääksoojust näiteks kasutavad kuidagi kütmiseks või milleks iganes, siis ei saa ka nagu päris öelda, et see vesi nagu raisku läheb, aga loomulikult selle koha peal, kus võib-olla muidu on mingi kõrv ja see vesi sealt midagi ära aurab, siis loomulikult võib öelda, et see pudelitäis vett siis läks nii-öelda raisku, et see efektiivsus on muidugi teine teema, mis ka seal kummitab ja me oleme oma saadetes kokku võtnud ja rääkinud sellest kasumlikkusest samamoodi, et kui siin OpenAI kogu aeg tõstab raha peale, siis Google ikkagi võtab oma tulust seda raha nagu välja. Aga Andres, mis peale AI, mis sinu märksõnad veel, mis sul on silma jäänud sellest mööduvast? Jah, ütleme jah, et kuna see on nagu vidina saade ka ühe jalaga, et need vidina uudiseid ma iga päev loen. Minu allikas, mida ma tavaliselt loen, on Engadget peaaegu iga päev. Ja ütleme, võib-olla see Apple'i 2026 aasta, et üks selline, ütleme, et ta on üks siin linkivaid tehnoloogiafirmasid, eks ole, kallis tehnika. Ma just praegult olen ka kolmandiku Apple in China raamatu peal, mida Meelis soovitas, et väga hea lugemine. Ja kuidas üldse Apple praegusesse positsiooni jõudis ja miks Hiina on tehnoloogiliselt nii tugev, eks ole, tänu Apple'ile. aga üldiselt jah, et see väga suur muudatus oli siis iOS 26 operatsioonisüsteem, et kuigi jah, taheti sellist tuleviku stiilis mingi läbipaistvast klaasist kasutajaliidest ja kõike, aga mul on nagu mingid sellise kasutajakogemuse eksperdina olen nagu märganud näiteks, et fotokaameral, et libistada rohkemate kaamerate vahel kui tavakaamera ja videokaamera või seal on mingisugused stuudiovõtted asjad, et sa pead ise avastama nupu alt, et seal ei näita mitte midagi, et sul on tööriistu paremal või vasakul. Või siis selles toredas Notes'i rakenduses on need, mis bulletite ja mingid checklistide redaktorid. Muidu kasutajaliidases midagi piilub välja kuskil nurga tagant või mingi noolekene on, et keri edasi paremale vasakule ja siis need kõik puuduvad, et selline siukse ligipääsetavus vaenulik natuke tundub minu jaoks ja isegi väga lihtne asi, et ma telefoni raamatust tahan klõpsata tagasi kontaktidesse ja ma ikooni pealt, et topeltklõpsu tavaliselt võiks viia, et see on kontaktid, aga ei, ma pean vasakut ülevalt nurgast näppu välja sirutama ja back nuppu vajutama. Väga hea, et sa neid asju mainid, ma just ootasin, kas sa jõuad sinna, et kas ainult mina olen tulnuks minemas, aga ei. See on nagu üks samm edasi ja mitu tagasi. Ei mulle põhiline asi, mis muret tekitab, need kõige asjad, mida sa telefoniga teed, et need ei tohi minna keerulisemaks, aga tundub, et on läinud. See on suur risk nagu. Mind kui mitte Apple'i kasutajat hämmastab see
teie vist ei ole nii palju kokku puutunud erinevate Hiina telefonidega, aga kui julmalt nemad kopeerivad seda iOS-i klassi disaini ja seal juures neid kõige rohkem vihatud ja selliseid kasutuid elemente, eks ole, et mitte neid asju, mida Apple hästi teeb, neid asju, mida Apple halvasti teeb ja siis suure hooga kopeerivad teid, et see tundub palju eriti jabur taktika. No siinkohal mina peaksin kiitma ikkagi Google'it, ma ei saa üle sellest, kui hästi on Pixel lahendatud. Mina olen ka proovinud mõningaid Hiina telefone ja ka siin teisi, need ei ole teised, kõik on Hiina omad, teisi Android telefoni ei saa ja toimib nii hästi. Mina tahaks vastupidi öelda, et minul just tekitab Google'i lähenemine frustratsiooni sellepärast, et ma olen Gleniga nõus. Aga teistpidi on see, et kasuta siis oma jõudu, et kui sa oled suutnud nagu ära väänata kõik tootjad, kasutama oma seda Play Services ja GMS-i nii edasi, panesid GMS-i sisse ka see, et kõik peavad kasutama seda materjali või mis iganes, eks ole, kes tahavad Androidi kasutada, et nagu natukene võiks neil hiinlastel käsi väänata, et nad saaksid ka oleks nagu natukene rohkem seda erilist nägu, eks ole, ei oleks mitte iOS-i nägu. Erinevad jõuhoovad, kuidas sa saad seda kontrolli nagu survestada, aga see Apple'i puhul teeb väga murelikuks, et Apple omab ise oma platvormi, aga nad teevad käigu, mis 2-3 miljardi inimese jaoks kasutavad iOS-i, teeb elu raskemaks, et see on väga-väga riskant ja mitte ei ole, et disainer teeb halba tööd, vaid juhtimisega midagi nagu valesti. See on ka probleem on selles, et Apple ju eksisteerib Hiinas, aga Google'it ei eksisteeri Hiinas ja Hiina tootjad, kes kohalikul turul suuri kogusid müüvad, eks sulle vaatavad, mis on nagu seal riigis populaarne on ja toovad sellega Euroopasse. Sellise FOPA, mis minu meelest nagu iOS 26-ga praegu võib-olla Apple tegi, et sama asi oli Windows 8-ga tuli välja ja inimesed ei saanud aru, kas skandises kasutajaliideses on pealkiri või pealkiri on link, kuna ei olnud jooni all ega teist värvi ja see oli täielik nagu ja siis sel hetkel võttis Mac siis, mis OS X võttis nagu meeletult turuosa, nagu see läks nagu kosmosesse ja lõpuks läks paar aastat mööda, kui siis nagu Windows suutis siis selle Windows 10-ga nagu olukorra nagu tagasi rööbastada, tuua, et Apple'is on nagu, Apple on samas olukorras. Ma küll arvan, et see Apple'i FOPA ei ole nii suur ja ei too talle nii palju ära minejaid, kui Windows 8 tõi Microsoftile, eks ole. Kuigi vaadates Redditis ringi erinevate Hiina telefonide teemades aeg-ajad, siis üllatavalt palju on iOS-i pealt Androidi peale üle minevaid rohkem kui tavaliselt. Ja meie enda kolleeg Ronald läks ka ju, kas on pikaaegne iOS-i fänn olnud, läks üle Samsungi holditavale, nii et selles mõttes, mis oli üllatav minu jaoks. Ehk siis neid migratsiooni natuke ikkagi toimub tänu selle, et Apple on asju valesti teinud, aga kindlasti see ei ole nii hull olukord, kui see Windows 8 olukord oli. Need Apple'i peadisainerid ei püsi ka kaua, et meil on nagu, mis oli mingi 10 aastat tagasi läks siis pikaaegne peadisainer Johnny Ive ära, siis peale seda oli siis iOS-i peadisainer Imran Chaudhry paar aastat, see läks minema, tegi selle Humane pinni, mis oli eelmise aasta siin üks fopaadest läbi kukkuma. Siis tuli seal üks naisterahvas oli riistvara disainer ja siis oli Alan Due on nüüd mõned aastad oli Apple'i peadisainer, kes oli pakendidisainer alguses. Ja kuidagi nagu 3-4 aastat ja jälle peadisainer nagu Apple'ist lahkub. Ja siis Alan läks sinna Metasse hoopis tõmmati nagu üle. Ehk siis ma ei tea, kas iOS 26 pärast või mitte, aga Apple'i peadisainer lahkus hiljuti. No, mida võib öelda Apple'i kohta nagu ka sellise vaatepunktina, et kes on kasutanud ikkagi suuresti Android telefone kogu aeg ja kunagi ka Windowsit, kui ma vihjan siin nüüd endale, siis mulle jääb nagu mulje, et Apple on ikkagi oma arvutites suutnud hoida, olgugi, et jah, tehakse seal ka mingid läbipaistvust ja mida iganes ja mõningaid funktsioone jälle juurde ja võib-olla midagi ära või vastupidi. Et ta kuidagi arvutites suutnud hoida sellist heas mõttes konservatiivset nagu joont, et arvutite opsüsteemid on tegelikult nagu suures plaanis ei ole nagu väga-väga erinevad. Mul oli see mingi 10 aastat vana iMac, ma nüüd sel aastal uuendasin muide oma arvutit, mis pidas siis vastu see iMac peaaegu 10 aastat, mida on märkimisest kaua ja ta sõidaks veel ka edasi täna rõõmsalt, kui tarkvaraga oleks asjad paremini. Ehk et ma tahan lihtsalt seda öelda, et need opsüsteemid, mis olid 10 aastat tagasi, ei näe isegi täna välja väga ajalooliselt. Mitte, et seal peal nüüd oleks olnud 10 aastat vana Mac OS, et seal ikkagi üksjagu on ju ka uuendusi tulnud, aga telefonides kuidagi iOS ja iPadist otseselt ma isegi ei räägi, kas just iOS-ist, et seal nagu on Android nagu mõneski osas nagu mugavam ja parem ja selline
noh, seda nagu raske sõnastada, et kui sa oled harjunud muidugi seda Apple'i ökosüsteemi kasutama, siis sa oledki selles iOS-is kinni ja sa teadki, need asjad nii on olnud. aga noh, Android on ju aegade algusest peale olnud sellise noh, vaba desktopi kujundusega mõnes mõttes, ta on kuidagi nagu siukse loogilisem, selgem, seal need viiped võib-olla võeti üle muidugi Apple'ilt, et viiped tulid vist Androidile hiljem. aga täna on olukord, kus no mõtlen veel kord, korrates ennast, kui ma täna Pixli pealt võtsin kätte iPhone'i, see tundus ikkagi talumatult ebamugav kasutada ja lihtsalt nii on. Ja on seda kogu aeg arvanud, aga see on maitse asi. See on üks asi on maitse asi, aga teine ka harjumus. Ma arvan, et tegelikult enamik inimkonnast ei tea, et teine opsüsteem on teistsugune. Sa oled harjunud oma iOS-iga või harjunud oma Samsungiga, mida sa ei teagi, et see on Android ja siis sa arvad, et nii ongi. Aga ma ütleks paralleelina lihtsalt, et kui ma läksin Windowsi pealt üle Mac OS-ile või OS X-ile, siis noh, ma ei tahagi enam tagasi vaadata, et olles ka siin testinud erinevaid arvuteid ikkagi hiljem, mis on Windowsiga. Need tunduvad ka, noh, ma ei taha kasutada sõna talumatult halb, aga nad on ikka üks sasipundar nagu ja seal ei ole mitte midagi muutunud. No, Windows 11 läheb paratamatult minu arust järjest kehvemaks, jah. Et iga uue uuendusega tuleb siin midagi jaburat juurde, nii et maitse asi muidugi jälle. Eks ma ei taha üldse vaielda nendega, kes ütlevad, et muidugi Windowsi platvormil on mingit tarkvara erinevat ja rohkem ja noh, mida iganes, et kes tahab, leiab ju alati põhjendusi. Aga nagu tervikuna on Apple saanud oma arvuti opsüsteemidega kuidagi, mulle tundub palju paremini hakkama kui telefoni omasega. Ja kui nad ainult paneksid ka akna kinnipaneku nupud paremale poole, nagu valged inimesed kasutavad, mitte vasakule poole. No selle üle võib vaielda. Ja tegelikult kõik võiksid teha nii, nagu Linux teeb, et vabalt saab valida kumba pool sa tahad, eks ole, et vaikimis on ühel pool ja saad tõsta teisele poole, et nii Windows kui Mac võiksid seda samuti teha. See oleks nagu tegelikult väga kasutajasõbralik. No näed, meil on siin 4 inimest ja kindlasti 4 erinevat arvamust selles osas. Andres, kas sa võtad sellest aastast kaasa järgmisesse mingi soovi endale, teistele või midagi, mida sa tahaksid, et muutuks või mida uus aasta tooks teisiti, kui sa mõtled sellele, et millega me selle aasta lõpetame? No ikka inimlikus plaanis ma soovin inimestele, et teil läheks paremini, kui te kunagi oleks arvanud. Selles mõttes ja. Aga selles valdkonnas? Aga selles valdkonnas. Kas on mingi probleem, mis läheks veel lahendamist? Seda ikkagi, seda mul tundub jah, kogu see petukõnede ja asjadega ja meilidega selle siis raha välja petmise lahendusele mingisugust suurt, ma väga ootaks seda. Et minu meelest ma näen nii palju, noh, me enam ei räägi sellistest, eks ole, väga vanemajalistest, kes digiasjadest aru ei saa või kelle võib nagu kergelt ära rääkida, vaid me räägime siin juba mingisugustest 30+, 40+ inimestest, kes ma ei tea, elektriarvesti kontrolli protsessist tõmmatakse kontot tühjaks, et jah, et ühesõnaga ma tahaks nagu sellele kõige rohkem lahendus saada. Ja tegelikult siin on ju ikkagi täiesti realistlik koht, et kui me siin AI-st rääkisime, siis AI paremaks muutudes lähevad need skämmid kõik väga palju realistlikumaks veel, kui nad praegu läinud on, eks ole, et see oht läheb veel suuremaks tegelikult. Seda küll, no siin võiks muidugi ka AI-d just ka ju vastumeetmena ka kasutada. Mulle meenub, see oli vist selle aasta kontekstis, oli see juba varem, kus mingi Inglise telefonioperaator pakkus sellist AI vanaema teenust, kes räägib nende petukõnedega. Et see on küll väga. No see on jällegi ilmselge raha raiskamine, selles mõttes raha raiskamine on nii arenduse mõttes kui ka energiakulu mõttes, eks ole, et pigem oleks seda eos ära blokeerida. No jah, aga kujuta ette, et kui sulle tuleb telefoni kõne, siis ükskõik mis kõne see on tundmatult numbrilt, selle võtab alati vastu see vanaema, isegi siis, kui sulle helistab juhtumisi Politsei- ja Piirivalveamet või kes iganes. Ja see vanaema otsustab siis, kas see kõne on sulle vajalik või ei ole. See on väga lahe teenus, aga me praegu ei ole ju seal, sest see vanaema veel ikkagi ei, kui AI suudab praegu tulesid efektiivselt põlema panna toas, eks nutikodus, siis ta suudab ka efektiivselt otsustada, kas on vajalik või ei ole. Ma siis tahangi öelda, et see oleks tore teenus, mida ta võiks osata või noh, selline sekretär võiks olla, et see võiks ollagi koht, kus me siis varsti tulevikus äkki oleme. See on ilus soov küll, aga see natukene kõlab umbes nii, et see on sama nagu see kodurobotid, mis tulid see aasta turule, kus $500 kuus on sul kodus robot, mis teeb asju. Kallis, aga vähemalt püüab. Võib-olla on lihtsam lahendus, kui sellele
paganama numbrite spoofimisele saaks seal kinni keerata, et ei saa lihtsalt tulla võõralt numbrilt niimoodi kõne. No sel teemal on ju just viimane uudiski oli, et ikkagi nüüd on ka Tele2 siis Eesti operaatoritest selle müstilise süsteemiga ühinenud, mida on kasutanud juba seni siis Elisa ja Telia. Et nende koostöös nüüd peaks olema see kõvasti vähenenud, see pettused, aga ma lugesin mingist uudisest välja, et Tele2 juba novembri algusest on süsteemiga ühinenud ja just jäi siin silma või kõrva siis üks uudistest jälle, no igapäevaselt, ma ei mäleta, kas see oli Kuku või mis raadio neid ette loeb neid uudisnuppe ja siis uudisnuppe teemal, et palju siis inimesed jälle raha on ära andnud ja see päev oli nüüd kindlasti üks detsembri-päev, kus ammu need operaatorid oleks pidanud efektiivselt siis spoofimist tõkestama ja seal oli siis ühe päeva statistika, et no mõned päevad tagasi, ütleme nädalpäevad tagasi, et kokku 47 kõnet, millest 12 puhul siis tekitati kahju kokku 230 000 euro ulatuses. Ja kui siis statistika nüüd lugeda aasta peale kokku, siis vist selle aasta number oli umbes 23 miljonit eurot. Nii et põhimõtteliselt iga aasta või iga päev ikkagi mingid 100 000 keskmiselt lendavad minema, ükskõik kuidas siis me siin kõik ei pingutaks. No, tulles kogu selle jutu alguse juurde, siis ikkagi natuke mulje, et kõige rohkem peaks ikkagi inimesi nagu teavitama, sest kõik need pettused on ikkagi sellised, et kellelgi ei varastata ju raha ära niimoodi, et lihtsalt sa vaatad üks päev pangaarvet ja see on tühi. Sa ise annad tegelikult selle raha ära. Ja see ongi jube keeruline selle puhul, et sa ise annad oma PIN-koodid, sa ise teed selle sammu. Et see ei võeta sinust jõuga ära. Minul ka üleskutse võib-olla Teliale, Elisale ja Tele2-le, et pange rahad kokku, 1 miljon eurot, tootke üks Alo sarja stsenaristidelt väga kõva mingi sari seal tippnäitlejatega selle pettustest ja pettuste tõkestamistest ja ma arvan juba läbi meelelahutuse on mingit teadlikkust tõsta ühiskonnas. Küsimus on selles, kui palju seda vaadatakse, nagu kui seda telekanalitesse paned, eks ole. Nii, aga ütleme nüüd Andresele igatahes aitäh aastale tagasi vaatamast ja mul on täiesti veendunud, et uuel aastal on põhjust sinuga jälle rääkida. Aga millest, seda me siis kuuleme uuel aastal. Nii, kuidas siis aastat kokku võtta, meil on stuudios selleks abiks Marta Peril-Grauberg, Geeniuse peatoimetaja ja ärge imestage, kui te olete Martast kuulnud ka võib-olla televisioonist. Igatahes Marta, ma tahan sulle öelda palju õnne, sest minu teada sa oled esimest korda elus digisaates. On nii? On küll jah, tõesti. Aitäh ja tõesti suur au. Privileeg ja natuke ka hirm on siin olla. Kas 2025 aastal sa lõpetad meie saate teemade mõttes tehnoloogia ja tarkvara ja tehnika ja seadmete valdkonnas millegi uuega? Kas sul oled sa millestki loobunud, millegi endale soetanud, midagi, mida sa jagaksid, et mis see aasta teistmoodi läks sul? Tead, mul on vist ainult üks asi, mis ma sel aastal olen endale soetanud. Ma olen suht selline truu oma vanadele seadmetele, et üldiselt telefone ma kasutan mitu aastat ja kui võimalik, siis taas kasutan kellegi vanu. Nii et mul on jätkuvalt iPhone 12. Eile just mõtlesin, et huvitav, et kas peaks uue ostma, uue telefoni uuel aastal. Aga siis vaatasin, et kuule, et aga sellel ei olegi midagi ju viga. Et ma arvan, et ma lähen uude aastasse ka sama telefoniga. Küll aga ma ostsin üle, ma ei tea, võib vist öelda äkki aastakümnete endale sel aastal uue lauaarvuti. Väikse Mac Mini ja see on küll üks tore vidin. Ja ma tahaks ka öelda, kiita takka selle otsusele, sest ka mina tegin täpselt samasuguse väljamineku just nimelt selle aasta sügisel, mida ma olen digisaates, mida ma olen tahtnud seda rääkida, mitte et ma hakkasin praegu rääkima, aga mul oli lastest rääkida, sest et ma olen kogu aeg hädaldanud, kuidas mul oli väga hea ekraaniga vana iMac vist aastast 2000
2016 või 15. oota, aga juba läheb. Ja siis ma ostsin kaua. Järgmine saade, nagu ma alati jälle, ma ei saa jälle rääkida nendest muredest, rõõmudest, mida uus arvutis. Sest huvitav on see, Marta, miks Mac Mini, miks selline valik, kui sa oli mingi eriline põhjus? See oli selline perekondlik otsus ausalt öeldes, et noh, mina ei ole kindlasti meie peres see inimene, kes nüüd kogu sellest digividinate maailmast midagi väga-väga jagab. Et ma lihtsalt kuulen seda, et mida üldsus arvab ja kuidagi selline kollektiivne perekonnanõukogu otsustas Mac Mini kasuks. Aga kas sul, ütleme, on isiklik eelistus või kogemus olemas, et ikkagi Mac on õige arvuti ja Windows, rääkimata Linuxist, need ei käi kuskile või oled sa nii-öelda kõigesööja? Ma olen kõigesööja vist jah, et üldiselt ma olengi Windowsit kasutanud nüüd selles mõttes arvuti mõttes ongi mul Maciga täitsa uus kogemus. Sul enne oli, mul ei ole olnud Maci? Ja, et ma õpingi seda asja siin tundma, et ongi kuidagi läbi telefonide maailma, läbi iPadide vaikselt nüüd oleme selleni siin jõudnud ka. Kuule, aga see on väga huvitav, et kuidas sulle kui sellisele põlisele Windowsi kasutajale siis, kuidas see Mac nagu tundub, kas sa oled pigem rõõmus või pigem otsid seda akna kinnipaneku nuppu sealt parempoolsest nurgast? Ja, et kõik see maailm natuke vajab harjumist ja noh, ma ütlen, et ma kasutan paralleelselt, et noh, töö juures mul on ühe töö juures on siis üks Windowsi arvuti, teises kohas teine ja siis see Mac on siin see kodune, et ma iga päev selle taga siin ei istu ka. Et aga kui olen, siis noh, nüüd juba vaikselt hakkab käppa tulema. Ta alguses nõudis harjumist, mingid nupud olid teiste kohtade peal, copy paste'i oli alguses raske teha, mingid sellised asjad, et aga noh, ma ütlen, et ma olen selline hästi tavaline arvuti kasutaja, et ega mul väga nagu, ma ei peagi võib-olla neid kõiki keerulisi kombinatsioone ja asju teadma, et saan hakkama. Kõige raskem vist ongi eri süsteemi segamini kasutada, et Windowsit ja Maci ja siis... Kui sa mainisid seda copy paste'i, siis ma võisin küsima, ma ei mäleta, et kuidas Windowsil täna, mis klahvi kombinatsioon aknaid kinni paneb? Ma ei tea. Kas sa tead Meelis Windowsi mees? Vanasti see oli mingisugune mis asi on Alt F4, no vaat see, ma tahtsingi sinnani jõuda, et... No see on sama, mis kui sul on kasutatud Maci peal samamoodi, lihtsalt Alti asemel või selle F4 asemel on command, eks ole, et sama asi. Halloo, Maci peal on see command Q, mis tähendab inglise keeles sõna quit. Noh, miks peab olema, miks ma pean otsima mingit tähte, miks meil võiks olla spetsiaalne F-klahv selle jaoks? Ma tahangi jõuda selle välja, et Windowsi mõttemaailm on niivõrd insener, kaldkriips, robootiline. Mina olen täpselt vastupidi, et minu arust on inseneri mõttemaailm on see, kui ma pean mingit tähestikku hakkama meeles pidama selle jaoks. See on ju leopard. Mõtle sõnade peale. Quit on ju välja minema, kes iganes mõttes aga välja. Aga kui ma ei valda inglise keelt. Hans, sa pead nüüd korrale kutsuma. Siin tundub, et jätkub arutelu aasta lõpuni. Ja siis võiks veel rääkida sellest, kuidas screenshot'i teha ühes või teises masinas. Aga las see jääb. Just. Kuule, aga Marta, küsime veel sinult ikkagi sellest mõttes nüüd minnes iseendast natukene eemale ja kaugemale ja selle juurde, mida sa oled maailmast ja Eestist näinud, mis tundub olevat oluline. Kas sa, mis sa tooksid esimesena välja, mis on see tehnoloogia valdkonnast, mis sinu arvates mõjutas meid kõige rohkem või siis jäi mõjutamata või mis nagu jääb meelde? No laias laastus ongi minu jaoks kuidagi kaks teemat, mis jäävad aastast 2025 meenutama. Et üks on kindlasti kõik, mis puudutab neid lõputuid ja järjest nutikamaid petuskeeme. See on küll asi, mille peale ma vist olen iga päev mõelnud sel aastal, et kuidagi õudne tundub olevat see pandeemia ja natuke jõuetuks tegev, et nii palju küsimusi on mu peas, et kuidas me ometi küll ei saa hakkama sellega, et sellele asjale pidurit tõmmata. Et ma siin vaatasin ka, et mingi detsembri alguse seisuga Eesti inimeste kontodelt on siis läbi pettuste kaaperdatud 23 miljonit eurot. See on ikka päris märkimisväärne summa, on ju, et ma elan siin Paide linnas ja minu meelest selle linna aasta eelarve on umbes samas suurusjärgus. Et see paneb küll mõtlema, et kas et kuskil on miski ikkagi väga valesti läinud, kui me teame, mis on need inimlikud nõrkused ja kui kogu selle süsteemi kõige nõrgem lüli on inimene, et siis noh, midagi tuleks
aga mis sa arvad? Ikkagi nagu ette võtta, mis on nagu inimestele loota. Mis sa arvad, mis muutub edaspidi, et kust poolt see lahendus või muutus tuleb, et ma pakun ise 2 suunda, aga võib-olla on veel teisigi, et üks on nii-öelda see rohujuure tasand, et me suudame üksteist ja igaühte nii palju koolitada, et me oleme nagu immuunsemad nende pettuste suhtes. Ja teine pool on, et see lahendus tuleb kuskilt tsentraalsest muutusest. Telekomid muudavad midagi meie kõnede ühendamises, ma ei tea, väliskõnest ei saa vastu võtta. Pangad muudavad midagi maksete suhtes, et ei saa maksid teha välkmaksetena. Mis sa arvad, mis muutub või me oleme 1 aasta pärast samas seisus ja jälle vaatame tagasi, et jube aasta? Vot ma ei tea, ma loodan, et me oleme ikkagi kuskil paremas kohas. Te olete minu meelest siin saates rääkinud ka seda, et eks see ongi erinevate osapoolte kuidagi mingi koos tegemine. Et ma arvan, et see rohujuure tasandi asi, ma ei tea, mis seal veel teha saab. Et on ju hästi palju jagatud neid jubedaid lugusid. Ma kujutan ette, et need pettused on teema olnud igas jõululauas. Et aga lõpuks ikkagi need asjad juhtuvad, ma ei tea, mingil hetkel meie kõigiga võib-olla. Et mulle tundub, et midagi selles süsteemis kuskil kõrgemal või peab muutuma. Et aga eks see teiselt poolt ongi, me peame tegema siis nagu kompromisse nende mugavuste ja selle kiirusega, millega me oleme harjunud, eks. Et see ongi see selline dilemma, et ühelt poolt ju tahaks, et kõik käiks hästi ruttu, mugavalt, et bürokraatiat oleks vähe. Teiselt poolt, kui me oleme nagu mingis mõttes selle ohvriks nüüd ise sattunud, on ju, et siis nagu tundub, et äkki tuleb mingi samm kuskilt tagasi võtta. Et jah, ma ei tea. Aga võib-olla see on huvitav, toome selle isiklikuks, et Marta, sina ja Meelis ja Glen, et ma endale ka küsiks, et millest me oleksime valmis loobuma meie tänapäevase Eesti sihukese e-ühiskonna mugavuse juures? Kas on midagi sellist? Siin ongi nagu see tegelikult see probleem, sest ma just ennem kuulasin seda, mis Marta rääkis, mõtlesin, kas ma oleks nõus näiteks välkmaksest loobuma või see on nagu nii, kompromissid on nagu kõik nii halvad ja samas paratamatu vist milleski tuleb loobuda lõpuks, sest et lõpuks me oleme selles ise ju süüdi, sest meie oleme, mitte meie siin, aga meie kui inimkond oleme need, kes seda kõike teevad, eks ole, et miks me ei saa häid asju, sest et me lihtsalt ei ole väärt häid asju, eks ole, et ühiskonnana. Et see on nagu see probleem, et me oleme ise kõik need probleemid põhjustanud, täpselt samamoodi on see lasteturvalisuse ja internetipiirangud asi, et see kõik nagu inimloomuse küsimus ja kuidas seda nagu lahendada, mina ei tea, aga eks see loobumine lõpuks on see, et võib-olla see ei sõltugi meist, vaid meid pannakse fakti ette, et selleks, et me kõik elaksime turvalisemalt, nüüd tuleb loobuda sellest ja siis me kõik loobume sellest, eks ole, mis ei ole hea, aga võib-olla on paratamatu. Ma ei tea, mis see on, aga. Kas Marta, sinu sellises ilmselt võib-olla keskmisest laiemas, vähemalt tutvusringkonnas, et kus inimesed teavad teisi inimesi, kas sa tead personaalseid näiteid kellelt on ära võetud raha? Ei ole küll isiklik tuttav, aga ma kirjutasin näiteks sellest Madis Nestori juhtumist, on ju, et mis pälvis sellist laiemat tähelepanu võib-olla, et inimene, kelle puhul sa arvad, et sellist asja temaga ei juhtu, et on nii teadlik sellistes küsimustes, on ju, et aga näed ikkagi juhtub. Aga kas sa said aru, kuidas see siis ikkagi juhtus? No see on ikkagi selline väga peen psühholoogia. Et selles mõttes ongi, ma olen mõelnud, et kes seal nagu siis seal teisel pool on, et need on ju ka inimesed, et kuidagi, et kes on see sihuke, ma ei tea, mastermind, kes neid plaane välja siis mõtleb, et alati need petturid on sammu võrra ees. Ja mulle tundub, et kui me siin mingisuguseid ma ei tea, vabaduse kraane nagu koomale keerame, et ma ei tea, et äkki siis ikkagi sinna ka kohe leitakse ikkagi mingisugune lahendus, et ikkagi sinna inimeste andmetele ja rahale ligi pääseda, et kuidagi jah, ütleme see Nestor oli üks näide, keda võib-olla rohkem niimoodi teatakse ja siis veel muusikamaailmast mõned inimesed, aga ka tegelikult üks endine minister on mulle seda rääkinud, et mitte keegi justkui pole kaitstud. Aga kas said sa ka aru nendest konkreetsetes juhtumites, millega sa olid rohkem kursis, et kas seal see ikkagi
lõppes just nimelt nende PIN-koodide või enda autentimisega. See lõpeb lõpuks ikkagi sellega, et mingil veidral põhjusel või ma ei tea, mis seisundis siis sind sinna viiakse. Hoolimata sellest, et sa tead, et neid numbreid ei tohi sinna sisse trükkida, sa ikkagi teed seda või kuidagi nagu üks tuttav kirjeldas ka, et see käib sul nii automaatselt, et kui sul tulebki sinna telefoni see, no näed, et kas see kood on seesama, on ju, siis kuidagi automaatselt sul käsi teeb need liigutused ära. Mis on nagu väga hirmus. See tundub nagu natuke arusaamatu ikkagi jah. No vat, aga see ongi ju nende skeemide edu võti. Tegelikult ei ole ju ühtegi sellist teenust meil, ühtegi asutust, kes helistaks meile ja paluks ennast autentida, kui või ma eksin. Vastupidi on. Alati, kui sa helistad küll ise kuskile panka või kusagile, siis võib küll juhtuda, et seal ütleb see roboti ajal, et palun autendi ennast. Aga kindlasti ei ole see niipidi, et pank helistab sulle ja ütleb, et palun autendi ennast. No vot, ja kõik me ju teame seda, aga need asjad ikkagi juhtuvad, on ju, et see on nii keeruline ja tegelikult väga õudne. On küll. Kuule, aga Marta, sa alustasid tegelikult seda juttu sellest, et sul oli 2 teemat ja ma mõtlen, pettused on asi, millest me nagu vist ei saagi lõpetada rääkimist ja me tuleme selle jälle tagasi uuel aastal ka kahjuks. Mis see teine teema on, mis sulle veel olulisena tundus? No see ei ole ka midagi üllatavat, aga ikkagi see tehisintellekti, mitte nüüd enam tulek, aga võib-olla selline massidesse jõudmine, et pole vist kohta või teemat või töökohta, mida tehisintellekt ei oleks mõjutanud või puudutanud. Ja selle puhul ongi, et mulle nagu meeldib selle AI juures võib-olla see, kui ta mingisugused nõmedad ja tüütud asjad meie eest ära teeb. Aga mulle käib hullult närvidele või on tüütu, kui ta toodab lõpututes kogustes jama, mida tuleb ka justkui nagu uksest ja aknast ja ma ei tea, see on küll mingi asi, et minu arust sa praegu mainisid väga olulist, see üks 2025 aasta trend, millega me lähme ajalukku, on siis see nii-öelda pööre. Ma päris faktiliselt ei tea, aga päris mitu uuringut on üritanud hinnata seda, et kas internetis laiemalt ja sotsiaalmeedias kitsamalt on nüüd rohkem AI genereeritud sisu või inimsisu. Ja tundub, et 2025 aasta oli see pööre, kus nagu sa ütled, seda jama on nüüd nii palju ja me ise tajume seda ka igaüks ilmselt vaadates, et rohkem sisu, mis on selline nagu madalem ühisnimetaja igasugusele pilt, tekst, video, et seda on rohkem tehakse AI-ga, kui päris inimesed teevad. Ja me vist kuidagi nagu tajume seda ka, et see kvaliteet käib sellega alla. Jah, seal on nagu mõningaid pärleid, et mis mulle meeldib, et see AI on, ta on meile selline nagu tööriist, millega minu meelest meil on kuidagi muutunud lihtsamaks absurdi genereerimine, aga seal on ka, et sul võib olla selline väga kvaliteetne absurd, mida võib-olla meil elus ongi muidu vähe ja mulle meeldib, kui seda tuleb juurde. No näiteks Glen, sa tegid ka siin eelmise episoodi lõpuks on ju loo, digisaade, Till. Minu meelest on see siuke lahe asi, aga või ma ei tea, võtame Florian Vaali. Minu meelest jällegi selline nagu mingisugune uus võimalus teha midagi, mida me enne pole saanud teha või pole osanud teha või mis meil on enne võtnud palju rohkem aega. Aga jah, et selliseid eredaid, lahedaid näiteid on mu meelest pigem vähe. Et kuidagi jah, et see on selline ka, et kui nagu sa ütled, Hans, et seda sisu on rohkem AI genereeritud, siis see nagu mõtled, et milleks? Et ma tegelikult ikkagi tahan seda inimlikku puudutust, seda võib-olla teinekord mitte nii täiuslikku, aga kuidagi sellist päris asja. No see viib meid tegelikult selle teemani, Meelis, sa mainisid korraks juba ka lastekaitset, et esimesed riigid maailmas on arutanud ja jõustanud seda, et tegelikult piirata laste sotsiaalmeedia kasutust. Iva on selles,
et kui esiteks algoritmid on ülimalt efektiivsed, et inimesi ja eriti vähema enesekontrolliga inimesi nagu noored hoida oma äppi kasutamas ja teisest küljest AI toodab selle sisu lõpmatuseni peale, siis see on nagu sihuke must auk, kuhu on võimalik oma tähelepanu ära uputada. Ma ei tea, kas see tuleb nagu meie kontinendile ka, mis te arvate Euroopa Liidus, et piiratakse seda, et kui palju saad sotsiaalmeediat kasutada? No jutt ju käib selle üle, diskussioonid käivad, mingil kujul tuleb see ilmselt nagunii, võib-olla Marto teab sellest paremini rääkida. Ma ei tea, minu meelest Eesti praegu vist on ühena vähestest Euroopa Liidu riikidest öelnud, et meie ei taha neid piiranguid. Aga noh, kindlasti on inimesi, ma tean näiteks Sandra Sillamaa, üks ka selline muusik ja selline tuntud Eesti inimene, kes väga on selle poolt, et võiks keerata asjad lukku, et noh, nähes just neid ohte seal. Et noh, jällegi, et kui me, no ega mul ei ole ka siin kindlat seisukohta, aga noh, ma arvan, et see on jällegi selline jälle tasakaalu küsimus, et noh, et öeldakse, et ikkagi lapsevanemana vastutad ju sina oma laste ja noorte interneti kasutuse eest, aga mulle jällegi tundub, et me oleme tihti selles võib-olla natuke liiga nõrgad või? Et noh, võt jälle, et küsimus on, et kas me siis tahame, et keegi kuskil kõrgemalt tuleb ja ütleb, et näete, tõmbame siia piiri. Et kas see teeb siis rohkem head või halba. Ja nagu Austraalia näide ka on öelnud, või näidanud, et ega siis see, kui sul piir pannakse peale, ega see ei tähenda, et sul see sotsiaalmeedia kasutamata jääb. Et sa leiad selleks kindlasti võimalused. See on väga õige. Eriti teismelised, kes on ääretult nutikad, eks ole. Selles mõttes mulle tundub ka, et kohati see on nagu selline natukene ette kaotatud võitlus, mis võib-olla ei aita seda eesmärki, milleks ta loodud on, eks ei aita neid inimesi kaitsta, keda peaks kaitsma ja vastupidi nagu ühiskonnana võtab meilt ära võimalusi ja panevad meil üha rohkem jälgimise all. Just, et või siis sa teed selle hea eesmärgi nimel esimese keelu, mis on nii-öelda, noh, ütleme, et selgeks vaieldud, aga selleks, et keeldu jõustada, pead sa hakkama järgmisi asju ära keelama, VPN-id, muud ühendused, mingid teenused ja siis sa järsku oled keelanud ära suure osa sellisest vabast interneti kasutusest. Ja lõpuks sa oledki seal Orwelli 1984 maailmas, eks ole, et raamatute põletamiseni on ainult väike samm. No raamatuid. See on nagu väga keeruline tee, või libe tee, kuhu minna ja ma ei tea, mis on seal head lahendused, sest et tegelikult ju noh, ühtepidi on see, et midagi võib-olla tuleb ette võtta, sest asi mina võib-olla võtaks pigem ette noh, ja öelda, mina võtaks ette, eks ole, ei ole poliitika ja ilmselt ei ole väga lihtne ega võib-olla mitte võimalik, aga just nagu selle platvormide reguleerimise karmimalt, et suuremad trahvid, mingid asjade keelamised, et need platvormid peaks ise võtma nagu rohkem vastutust, eriti need, kes on nii suured, neil tegelikult on raha, et investeerida sinna kontrolli ja mingitesse, et me saame nagu ülihästi hakkama YouTube'ist koopiakaitsega asjade mahavõtmisega ja tegelikult isegi nagu asjadega, mis on fake või samas, mis tegelikult ei ole probleemsed, võetakse nagu julmalt maha ja nende asjadega me siis ei saa hakkama, sest sinna ei investeerita piisavalt, eks ole. Ja see on tegelikult see probleemi olemus, et me nagu haugume võib-olla vale puu all, et rohkem peaksime pigem nagu panema survet nendele teenusepakkujatele, kes sellega pealt raha teenivad ja võib-olla vähem siis nagu nii-öelda piirangutele, et võib-olla nii me saaksime selle asja nagu paremini korda. Aga te muidugi hopsti libisesite üle sellest juba vahepealisest juttu. Marta küll mainis muusikat ja tehisintellekti ja nüüd ma kohe hakkan sellest rääkima väga pikalt. See ei ole nii suur probleem. Sest et tegelikult just nimelt aasta 2025 tõi, ma ütleks selles mõttes täieliku murrangu, sest nüüd jõudsid AI tehtud artistid täielikult edetabelite tippudesse. Nendega tehti lepinguid, täna öeldakse juba hinnanguliselt striimingutes mingi 2–30% on AI. Ehk me oleme jõudnud nagu olukorda, kus AI muusika ongi muutunud pehmelt öeldes mainstreamiks. Ja kummalisel kombel on seal tipus näiteks USA's just country ja gospel, mis on sellised väga hingelised stiilid nii-öelda. Need on võib-olla lihtsam teha või? Et ma tahtsin selle jutuga jõuda välja sinna, et kas see on nüüd hea või halb, et tegelikult need näited, mis siin ka Marta jutust läbi käisid, eks ole, et tegelikult kui inimesed tahavad olla loomingulised, kui mul on näiteks mingisugune tore mõte, ma võib-olla teen ise natuke sõnu, võib-olla inisen mingit viisijuppi ka, siis seni jäigi see mul sahtlisse, sest et minu viisijupi inin ja sõnad võib-olla jõudsid parimal juhul vanaemani, aga mitte kaugemale. Aga nüüd on mul võimalik öelda Sunole, et palun tee sellest selline lugu
ja sealt tuleb hopsti selline lugu, ma saan seda ise muuta, ehk et ma saan tegelikult oma loomingulisusele anda kohe palju parema kandepinna. Et võib-olla on see hoopis tore, võib-olla tänane laps selle asemel, et harjutada viiuli peal heliredelit, õpib hoopis seda muusikageneraatorit promptima. Tead, aga ta võiks ikkagi seda heliredelit ka õppida. See on küll ka üks asi, mis mul jällegi kuidagi sel aastal olen selle peale just seoses selle AI maailmaga võib-olla tavalisest rohkem mõelnud, et ikkagi see ise tegemine ja mingisugused päris oskused on, ma arvan, järjest rohkem hinnas ja kuidagi kui sa näedki, ma ei tea, mingit suurepärast viiuldajat või suurepärast dirigenti, et kuidagi, ma ei tea, see on sel aastal kuidagi eriti selgelt kohale jõudnud, et kui suur väärtus see on, et kui palju siin, seal on aastatepikkune töö taga, suur pühendumus, et et see ei ole see, et kirjutad prompti ja sul on lugu valmis. Et ma olen jah, kuidagi väga seda meelt, et võt see on see, mida tuleb hinnata. Absoluutselt, ma sellega tegelikult täiesti nõustun, ma olengi siin sellises intrigeerivas positsioonis, sest et kui ma ise kuulan nende promptide põhjal või mis ma olen siin ka proovinud nikerdada, katsetada neid lugusid või asju, siis tegelikult see AI annab kohati väga head õppematerjali, ta annab väga head sisendit, aga teistpidi annab ta kohati ka hirmuäratavalt hea kvaliteediga juba ka valmis toodet mõnes segmendis. Ehk et kui ma nüüd täna oleksin see viiuli peal heliredeli harjutaja, siis on 2 varianti. Mul võib tekkida nagu tunne, et no pagan, ma võin harjutada seda ükskõik kui hästi mängima seda heliredelit. Ja kui ma küsin pärast selle prompti AI-lt, siis ta mängib seda ikka paremini kui mina, aga teistpidi annab see võib-olla mulle just nagu sellise nagu, kuidas ma ütlen, indu, et ma õpiks ka seda paremini mängima, et ma hiljuti sattusin vaatama ka ühte päris inimest, te võite seda võib-olla guugeldada ja ka vaadata, selle inimese nimi on Alma Deutscher, see on üks 20-aastane Inglise tüdruk. Ja see video oli selline, kus ta on klassikaline muusik ja ta laskis siis võtta inimestel mütsi seest 4 nooti ja ütles, et ta nüüd nende 4 noodi põhjal klaveri peal improviseerib klassikaliselt, mitte siis mingit džassi ei hakka seal nii-öelda kütma. Ja siis ta mõtles 45 sekundit ja siis ta esitas umbes sellise teose 4 noodist, mis oleks sobinud kuskile klassikatähtede võidulooks. Ta mõtles sellest 45 sekundiga välja. Sellised on alati väga äge vaadata talente. Ja siis ma lihtsalt hakkasin nagu mõtlema, et on olemas ka ikkagi üksikuid inimesi, kes täna jõuavad sellele samale tasemele. Kui ma täna kirjutan prompti AI-le, siis piltlikult AI teeb selle ka võib-olla vähem kui 45 sekundiga. See ei ole võib-olla nii hea. Aga me olemegi jõudnud kummalisse olukorda, kus võib-olla nagu malemäng on selline paralleel. Et arvutid teevad seda paremini. Ma tahtsin just tuua male paralleeli teie muusika jutule. Minu jaoks on male aasta olnud see aasta ja arvutid on males ammu juba ülitugevad, inimesed paremad, aga ma pole kunagi olnud põnevam vaadata malet. Üliäge on sellest, et esiteks inimesed mängivad ja reaalajas sa saad nende oskusi vaadata, algoritmiga analüüsida. Ja vahet ei ole see, et kumb parem on. See inimlikkus on see, mis on võib-olla väärtuslik. Just nüüd tahad kaasa elada. Male ongi see näide, kus tõesti on arvutid jõudnud ette ja nad jõuavad ka ette võib-olla varsti sellistes loomingulistes alades, varsti mängivad võib-olla jalgpalli juba paremini. Aga siis me inimestena ilmselt tahamegi jääda ikkagi vaatama inimest, aga samas veel kord, kui see AI täna meie loomingulisust tõstab, võib-olla see on äge. Ma ei tea, Marta, kas sa oma töös niimoodi ütleme, et kas sa oled aru saanud, kas AI sind pigem aitab või pigem ajab närvi või annab sulle rohkem vaba aega või kuidas ta sinu elu on mõjutanud? Seda kõike korraga, et see täpselt nagu sõltub, et mind ajab närvi, kui ma saan kuskilt PR-agentuurist mingisuguseid AI genereeritud tekste, siis see ajab mind nagu natukene närvi. Aga samas, ma ei tea, kui ma valmistan mingisugust intervjuud ette, tahan mingi teema kohta tausta teada, siis AI aitab mind, et see on kõige kiirem viis saada kompaktselt mingisugune ülevaade endale.
et aga jah, sellest inimlikkusest veel rääkides, siis jah, mulle kuidagi jah, nagu natuke see meeldib, et see ai paneb meid katsetama, mängima mingisugust minu meelest meie elus natuke puudu olevat sellist absurdi genereerima ja siis kohe meenus mulle jõuluõhtu, kus minu ema, kes on 72-aastane naisterahvas, ta ise muutus nagu ai-ks, et oligi vaja seal, eks ole, luuletusi, jõululuuletusi lugeda. Noh, kõige lihtsam oleks ju öelda ai-le, kuule, et tee mulle mingi luuletus. Aga noh, seda tema ei oska, aga ta on kuulnud, et noh, see selline asi nagu ai on olemas ja genereerib igasuguseid asju. Aga siis ta hakkas ise genereerima mingisugust absurdset jõululuuletust, on ju, et hakkas noh, pani esimese lause, siis võttis noh, kuskilt noh, oma ajust siis on ju mingisuguse järgmise ja see ei läinud absoluutselt riimi ja see oli nii jabur, et see oli nii hea, et noh, minu meelest, et see on nagu üks jah, võib-olla nagu tore asi on ju, et me oleme kuidagi võib-olla julgemad katsetama ise ka mingisugust noh, ma ei tea, nalja tegema julgemalt. Ongi huvitav see, et me oleme täna sellises omapärases olukorras põlvkonna mõttes, et need inimesed, nagu meie siin praegu oleme, ilmselt on õppinud suuresti ilma ai-ta raamatuid lugema ja oma maailma vaatama. Ja meile nagu täna tundub, et noh, me näeme, et seda ai-d annab kasutada nii, et nagu heas mõttes sellist tööriista, et me küsime sellelt, vaatame üle, paneme ise midagi juurde, võib-olla teeme mingit muusikat, teeme mingi fraasi, paneme jälle juurde, sest meil see põhi on teistsugune. Aga need inimesed, kes täna nüüd tulevad esimest korda ja kohe siis piltlikult selle viiuli harjutamise asemel küsivad heliredeli ai-lt, et kas nende mõttemaailm siis saab olema nagu teistsugune, et võib-olla neil kaobki ära see kriitiline mõtlemine sealt osast, mis on see pool, mis võib-olla teeb siis murelikuks kõiki neid, kes arvavad, et noorus on järjekordselt hukas, sest et ai teeb nende pealt asju ära. No see on alati nii hukas, aga noh, seda me näeme tulevikus, kas on. Ma tahtsin Martalt küsida lõpetuseks, et kas sa tahad midagi kaasa võtta uude aastasse, midagi soovida, mis võiks tulla või jääda olemata. Kahtlustasin, et sa juba natuke vastasid sellele, aga ikkagi ma küsin, et kuidas sa selle aasta lõpetaksid? Tahaks, et uus tuleks parem. Ma täna just mõtlesin selle peale, et jällegi jõuan oma ema juurde tagasi, et mulle tundub, et noh, sa praegu Glen rääkisid nendest noortest on ju, et aga ma mõtlen just nende vanemaealiste peale, just see pettustega seotud asjad ja kõik see, et kuhu maailm liigub, noh, kõik need digioskused, mis meil justkui võiksid kõigil olla, aga tegelikult 70+ vanustel inimestel neid ei ole. Ma tean, et nad tunnevad ennast üli ebamugavalt ja noh, mul on ka, et kui emal on vaja näiteks digiallkirja anda, ma pean talle minema appi. Et kuidagi ma tahaks, et inimesed saaksid, noh, et nad ei peaks ennast nendest teemadest tundma ebakindlalt ja rumalana. Et kuidagi, noh, eks see ongi jälle kuidagi lähedaste aitamine natukene rohkem, et nad saaksid nendest raskustest üle, see teadlikkuse suurendamine, et nad ei satuks mingite skämmide ohvriks, et kuidagi ma tahaks, et seda tarkust tuleks meil juurde. No sinu soov on meie saate kuulajaskonnale kindlasti väga õige, sest et meie saate kuulajaskond võiks olla see sidus lüli eri põlvkondade vahel ja sellega võiks aidata su soovi täitumisele kaasa. Nii et siinkohal ütleme sulle aitäh aastad kokku võtmast ja kindlasti on põhjust meil ka järgmine aasta arutada, mida uus aasta toob. Aitäh teile! Võtame siis seda aastat kokku, selle 2025 aasta tehnoloogia ja muu valdkonna sündmuseid ja uudiseid ja nüüd on meil stuudios abiks selleks külaline, kelleks on Indrek Jakobson. Tere Indrek, sina oled tehnoloogia ja autoajakirjanik Akseleristas, on nii? Jah, tervist! No väga hea, meil on palju sinuga rääkida, sest me digisaates püüame rääkida sellest, mida meie kuulajatel on oluline teada tehnoloogia kohta. Autod satuvad meile siia üsna sageli, ennekõike sellepärast, et autod on üha digitaalsemad ja see, et elektrisõidukid on üha rohkem, see on ka suur osa sellest muutusest. Aga ma küsin sult hoopis alguseks sellist asja. Me oleme siin saates rääkinud ja me kõik ilmselt märganud ka, et kuidas Eestis, Tallinnas ja meie kogu Euroopa tänavatel veereb üha rohkem Hiinast pärit sõidukeid. Hiina autotootjad on muutumas siukseks peavoolusõidukiteks Euroopas.
kas sina usaldad Hiina autosse istuda täpselt samamoodi nagu Jaapani, Korea, Saksa, Ameerika autosse? No hakkame pihta sellest, et mis asi on Hiina auto, et sellest on räägitud internetis siin ja seal. Kas Hiina auto on see auto, mis on toodetud Hiinas Euroopa peakorteri ja Euroopa omanikega või Hiina auto on see, mis on toodetud Euroopas Hiina omanikega? Kas Volvo on Hiina auto või Euroopa auto? Kas Link & Co on Hiina auto või Euroopa auto? Kas Poolas toodetav Leapmotor on Hiina auto või Euroopa auto? Ma kahtlustan, et kõige keerulisem on siin hakata piiri tõmbama, et kus maalt see vahe jookseb. Kas ei ole kaks lihtsat küsimust? Kus on auto toodetud? See pole olegi nii tähtis, see on tootmiskulud, tehased ja nii edasi. Ja teine on, kus on peakorter ikkagi. No siis on asi väga lihtne, eks ole, et kui me räägime näiteks Xpengist, mis on toodetud Austrias, väga soliidne koht auto tegemiseks, Hiina auto. No aga kui ikkagi piir tõmmata sinna, et auto, mille kõrvad ja saba ikkagi selgelt Hiinast siia ulatuvad, et see on Hiina, nimetame siis kõik need Link & Co'd ja Volvod, millest juttu oli, MG, BYD ja Xpeng ja Xiaomi ja kõik see nimekiri ikkagi on Hiina auto ja siis tänane Volkswagen Grupp ikkagi olgugi, et seal on ka vist otsapidi kahtlemata Hiinast tulnud asju sees. See nagu ei ole Hiina auto, et sinna ma tõmbaks selle piiri. No vastus on lihtne, et usaldan küll, sest vastasel juhul ma ei saaks nendega proovisõitu teha. Et jah, ma olen nendega sõitnud ja ma olen küll nii mõnigi korrad kritiseerinud nende omadusi asja eest, aga ma ei ole neid kritiseerinud selle eest, et nad on Hiinas valmistatud, et see on üks teine teema, ma püüan rääkida asjast, mitte asja valmistamise asukohast. No aga kuidas sul mulje on üldisena jäänud? Ma ei taha siin ise nüüd võtta sõna saba endale nagu rääkida, et kas sa saad niimoodi üldistada, et kas Hiina auto on täna nagu selline tõsiselt võetav auto nagu juba igas aspektis või on seal midagi, mida sa saaks üldistades öelda, et see nagu ei ole nagu päris asi või? No tegelikult sõltub sellest, mida me päris asjaks peame, sest ilmselgelt hiinlaste automaitse koos hiinlaste tarbimisharjumustega on teistsugune kui eurooplastel. Ja sealt hakkab see kõige suurem vahe sisse tulema, et see vahe tuleb ennekõike kasutusomadustest. Kas hiinlased ei ole veel õppinud tegema samamoodi nagu tegid jaapanlased ja korealased, kes nagu õppisid kiiresti ära selle eurooplaste maitse ja siis nagu üritasid seda tuunida vastavaks? Hiinlased ma tean, et telefonide puhul on see küll nii, et nad ei kipu seda tegema. Hiinlased on selle väga hästi ära õppinud, aga hiinlased on hästi aru saanud, et maakera pöördub itta, maailma suurim autoturg on Hiinas ja pigem nad vaatavad sellise lootusrikkuva pilguga Eesti peale, et laiemalt Euroopa peale, me siin räägime Eestis olevatest autodest lihtsalt. Et küll nad ära harjuvad, et muidu on ju head autod ja mõned asjad, mis meile tunduvad imelikud, siis küll nad pika peale lepivad. Ühesõnaga neil on vastupidi, et nad ei taha mitte muuta, siis ei taha teha Euroopa turule eraldi mudeleid, vaid pigem, et küll Euroopas nende Hiina mudelitega ära harjuvad. Ja, täpselt nii, et tegelikult need mudelid, mida Euroopas müüakse, on ikkagi põhiliselt globaalsed mudelid. Siin tuleb muidugi esimese suure erandina sisse MG, sest MG on selline mark, jättes nüüd kõrvale turundusplevas ajastasest ajaloost, siis seda müüakse hästi vähe Hiinas, sest Hiinas on see mark tundmata. Nemad on võib-olla kõige rohkem eurooplase maitse järgi kujundatud ja see kajastub ka müüginumbrites. Aga kas MG on täiesti nagu eraldiseisev arendus või on nad ikkagi rebränditud, sest see MG omanik on ju Hiinas müüb mingi teise nime all. Kas need müüakse teise nime all või siis on täiesti teised autod? Ütleme nii, et natukene teised autod. Päris teised ei ole, sest platvormid on loomulikult samad, mida nad ka Hiinas müüvad. Mina küsin hoopis sellist asja, et kuidas sina nagu, mida sina näed nagu sellest, et mis minu jaoks on Hiina autode puhul kõige suurem selline murekoht on see, et mis saab 5 või 10 või 20 aasta pärast, et kui on vaja nagu ikkagi sellist garantiijärgset hooldust ja remonti, et kui ma ostan Volkswageni või Toyota, siis ma tean, et need on siin Eesti turul olnud nagu aastakümned ja ilmselt midagi juhtu, isegi kui mõni nii-öelda maaletoojaga midagi juhtub, siis see esindus ikkagi või nii-öelda see peakorter ikkagi ilmselt mingit tuge siin Euroopas pakub, aga Hiina tootjatega neid on must miljon ja ilmselt osa neist liituvad või lähevad pankrotti ka lõpuks, et kas ma julgen osta nagu autot teadmata, mis sellest saab 10 aasta pärast. Või võib-olla inimesi ostavad liisinguga, neil on suva sellest, eks ole, aga ka siiski, et see küsimus, et kuidas nende uute noorte ja katsetajatega siis pikaajalise kasutuskogemuse ja toe nii-öelda probleemid on.
no hakkame pihta veidikene kaugemalt, et Hiinas on praegusel hetkel umbes 160-170 autotootjat, noh kui suuremad väiksemad kokku võtta. Ja ilmselgelt 10 aasta pärast on neid järel kahekohaline number, me keegi ei oska öelda, et kas see on 16 või see on 32, aga selgelt ei ole neid nii palju. Ja see tähendab seda, et mõned paratamatult liidetakse, mõned lähevad pankrotti, mõned ostetakse ära. Ehk et see turg ei ole 10 aasta pärast sarnane. Võib-olla kõige tähtsam poliitiline sündmus, mis Hiinas nagu lõppeval aastal oligi, oli see, et Hiina Kommunistliku Partei poliitbüroo kutsus maikuus kokku kõik suuremad autotootjad ja ütles, et nüüd lõpetate ära, sõbrad, üksteise surnuks konkureerimine hindadega Hiina turul. Ja see tähendab seda, et eks nad said sellega natukene ajapikendust, aga kui sa küsisid nüüd, et kas julgeksid, siis on vastus see, et see on maarisk, mida iga autoostja, iga inimene oma tarbimisotsustel peab tegema. Ja kui ta seda riski julgeb võtta, siis miks mitte, ja kui ta ei julge võtta, siis ärgu ostku. Ehk et see risk eksisteerib, seda ei saa välistada, aga seda riski mõõta ei ole võimalik. No, siin oli see huvitav punkt, mida te juba natuke mainisite omamoodi. Just nimelt autode vastupidavuse ajast, mitte siis ainult mehaanilises mõttes, vaid vastupidi, võib-olla just tarkvara mõttes, et kui me vaatame ka tänaseid Euroopa autosid versus võib-olla, ma ei tea, kas Tesla, võib-olla ka mõned siin juba uuemad Hiina tulijad, et kas see arhitektuur ei hakka mängima olulist rolli, et kui auto on ehitatud nii, et see tarkvara ja riistvara on kuidagi kõik läbisegi seal auto sees, siis ta lihtsalt mingisugusel hetkel kaotab oma tarkvaralise toe. Ehk täna on see ju autodel väga oluline, meil on pilveteenused, meil on kogu see OP-süsteem. Eks ole, Borka grupi autod saavad ka Vivac Grupp neid uuendusi ja nüüd juba on öeldud, et oli mingid põlvkonnad esimesed, enam järgmist versiooni ei saagi. Et nad jäävad tegelikult sinna kusagile toppama ja võib-olla 10 aasta pärast nad enam, ma ei tea, et rool keerab võib-olla ja piduripedaal ka käib, aga mitte midagi muud enam ei toimi. Et selle koha pealt mulle tundub, et siinlastel on väike eelis või see mõttemaailm peakski muutuma selliseks, kuidas see termin vist oli, see SDV nagu arhitektuur või et software defined vehicle. Et see on ju üsna oluline punkt, ma arvan, autode puhul, et kui me täna räägime telefonist, ma ei tea, peab vastu 7 aastat, saab turvauuendusi. Aga mis tänane auto on, kuidas see maailm on? No kui me räägime SDV-dest, siis see on selline moesõna, mis käib põhimõtteliselt läbi iga uudismudeli puhul. Ja ega seda definitsiooni on äärmiselt laialt tõlgendatud. Viimasel ajal, viimased autod, mis mulle ette on jäänud, küsid, mida tähendab siis see SDV seal turundusmaterjalidest. See tähendab seda, et ta saab oma tarkvarale lihtsalt üle õhu update, et sa ei pea sõitma selleks esindusse. See on iseenesest hästi loogiline, hästi mõistlik käitumine. Kas ta on sellepärast nüüd tarkvara poolt defineeritud auto? Ilmselt ei ole ju, sest et seda saavad täna ikkagi ju peaaegu, et mitte öelda kõik vist, vähemalt elektriautod kindlasti. Ja sisepõlemismootoriga autod ka ja see ongi täiesti vääramatu trend ja seda kasutatakse lihtsalt ühe täiendava turundusliku argumendina, ega ta muud ei ole. Jah, aga minu jutu sisu oligi see, et millalgi see ju nagu aegub, et kas me ei ole millalgi olukorras, kus me tahaksime võib-olla autoga sõita, aga enam ei saa, sest et ta ei saa enam tarkvara uuendust. Seda küsimust me oleme aeg-ajalt esitanud erinevatele autotootjatele, kui seda võimalust vähegi on olnud. Sellistel suurematel presentatsioonidel, mitte siis, kui Eestis antakse auto kätte ja öeldakse, et sõida. Ja kõik tootjad on sellest vingerdanud kõrvale öeldes, et kui küsid, mis saab 7 aasta pärast, siis ta vastab sulle, et meil on 7 aastat tarkvara uuendusi. Ja see on selline kindel stiil, mida autotootjad järgivad, ehk et vastust sellele küsimusele tegelikult ei ole olemas ja ma kahtlustan, et tootjad ise ka ei tea, sest neil ei ole poliitilist otsust. Kuule, see on väga huvitav hetke hinnang, et kus me päriselt oleme selles osas, kui palju tarkvara elutsükkel veel siis pärast uuendusi saab pärast autosid. Mul on tunne, et tarbijad tahavad palju rohkem ja ootavad palju rohkem, kui tegelikult autotootjad üldsegi kavatsevad sinna liikuda. Või kuidas sinu arvamus on? Ma hästi ei usu, Hans, sellepärast, et soovimata kuidagi kritiseerida inimesi, kes autot liisinguga ostavad, mitte et ma ise ei oleks seda elus korduvalt teinud. Aga see tähendab ju seda, et kõik autode turundusmüük, kõik keskendub sellele, mis puudutab uusi autosid.
uued autod ostetakse reeglina liisinguga ja inimestele öeldakse, et sul on 3, 4, 5 aastat muretu aeg pluss garantii ja kõik muu taoline. Ja noh, sulle lepitakse kokku jääkväärtus ja see, mis pärast hakkab juhtuma, elu näitab. Ja see on tegelikult olnud põhimõte, mis on siiamaani töötanud. Lihtsalt siiamaani on olnud, et kas puksid kuluvad kiiremini või aeglasemalt, aga nüüd hakkab see asi muutuma natuke eksistentsiaalsemaks. Sa mõtled, et me suhtume ikkagi autodesse, jäämegi suhtuma niimoodi, et auto, kui tuleb salongist välja, siis ta jääb ajamasinas seisma. Ja ta selline nagu ta on, nii ta jääb. STV auto ei tohiks jääda seisma. Aga seda ei tule, ma saan, see on turundus. Et Indrek, sa ütled, et et tegelikult meie tarbijatena autosid võtame ikkagi selliste nii-öelda, ma ei tea, asjadena nagu nad on ja ootused ei muutu. Siin on 2 probleemi. Üks probleem on see, et kui me räägime nagu nii-öelda nutikusest ja tarkusest ja tarkvarast siis ja selle, mis selle riistvarast, mis sellega koos käib, siis minu arust kõige marginaalsem näide on see, kui meil 3G kinni pandi ja osad Mercedes ja mõned teised autod lõpetasid ära nagu oma connected asjade toe ja see. Parandus, sa mõtled markantsem näide ilmselt, mitte marginaalsem. Jah, just. Et selles mõttes, et kõige jaburam on see, et okei, ma saan aru, et tehnoloogiad ju arenevad ja kõik on loogiline, aga see, et see 3G modem, mis on sees on, ei ole modulaarne, sa ei saa teenindusse minna ja uut osta, et see on nagu jabur, eks ole. See ongi täpselt see sama aspekt, et millal ma nagu viitasin, et kui auto globaalselt on ehitatud juba niimoodi, et see tarkvara ja riistvara on nii-öelda nagu pudru ühe teise toiduga seal segamini, siis sa ei saa nagu vahetada, aga seal STV platvormis justkui võiks see olla nagu niimoodi üheselt tehtav ja Meelis. 3G on siiski riistvarast kinni. Vaata STV platvormi puhul ma küll nüüd ei ole kindel, kas me räägime samast asjast, aga minu arust üks oht, mis siin on see, mida BMW üritas, me teised üritavad, et mis mind nagu eriti tugevalt häirib, et kui mul on ikkagi nagu istmesoojendus on nagu juba autos füüsiliselt olemas ja see mul tarkvaraselt kinni keerab, et mu käest lisaraha küsitakse asja eest, mille eest ma tegelikult olen kinni maksnud, eks ole. Siis see on nagu asi, mis see on hästi see on ka tarkvaraga defineeritav auto, eks ole, põhimõtteliselt. Nii et see on hästi huvitav näide sellepärast, et BMW on saanud endale ilmselt väga pikaks ajaks kaela sellise ahne röövli maine. Kuna BMW oli ju esimene, kes sellise ärimudeli avalikuks tegi. Vaikselt on selle üle võtnud praktiliselt kõik automüüjad. Tasakesi seda suurema kella külge panemata. Lähed, sõidad, oi, mingi funktsioon ei tööta, küsid, milles jama on. Tead, sellest tuleb natuke maksta. Ehk et BMW sai selle negatiivse kuulsuse endale kaela ja ülejäänud lasevad tema kallal liugu. See on nagu õudne see trend. Aga levinud on see ja levib järjest rohkem. No jaa, aga selles mõttes see näide tegelikult just, et selle modemi või 3G kinnipanekuga autod kaotasidki funktsionaalsuse. Ongi täpselt see sama koht, et kui arhitektuuriliselt sa ei saa enam autos mingit komponenti uuendada, eks ole. Et siis ta tegelikult kukubki ajas sinna hetke, kui teda müüdi või isegi tahapoole, sest et need tugitehnoloogiad on eest ära läinud. Ma lihtsalt tahtsin selle BMW jutu peale mainida, et minust Tesla Model Y oli see auto, millel sa ostsid nii-öelda standard sõiduulatusega auto, aga siis Tesla müüs sulle soovi korral upgrade'i, millega järsku auto sõidulatus pikenes. No see on ka jabur, ma olen selle auto aku juba kinni maksnud, mis on suurem sees. Mõistlikum nii-öelda toota ühe konfiguratsiooniga autosid, nii et. Kusjuures väidetavalt on see sama nõks kasutusel ka teiste autotootjate puhul. Nad muidugi keelduvad seda tunnistamast ja nad ei müü sulle täiendavat akumahtu. Aga selleks, et mitte garantii korras akusid vahetada või muude probleemidega põrkuda, siis tegelikult näidataksegi aku mahutavust natukene väiksemana ja kui sul on see STV ehk peenelt üle õhu upgrade'itav mudel, siis lihtsalt aku mahtuvus väheneb, aga tema kättesaadavust suurendatakse ja on kogu aeg hea olla. See tegelikult ju töötab ka telefonimaailmas, sest et kõik see sama, et Euroopa ja Ameerika reeglistiku pärast on Hiina telefonide akud Euroopas väiksemad kui Aasias või mujal maailmas, siis see on ka tegelikult see, et sees on tegelikult täpselt sama aku ja siis lihtsalt tarkvaraliselt on see piiratud, et olla kooskõlas nende Euroopa reeglitega. No aga kui sina nüüd täna, Indrek, siis nagu vaatad auto, kuidas mõtle siis professionaalse autoentusiastina laiemalt seda pilti ja ei sõida siis suugi mitte ainult elektriautodega, aga et kas tundub, et kas me oleme jõudnud sinna poole või vastupidi hoopis sealt poolt ära minemas, et
noh, huvitab mind nagu rohkem just nimelt see elektriauto või sisepõlemismootoriga auto, et ilmselt sa oled testinud ju neid mõlemaid. mina personaalselt lihtsalt kahjuks olen selline elektriauto entusiast, et noh, mind seda enam väga ei huvita see kolisev ja suitsev maailm. Et mulle nagu tundub, et kuidagi see progress on seal elektriautode poolel. Teistpidi me näeme selliseid müüginumbreid, mis ju enam nii suurelt ei kasva. Nüüd võeti ära ka justkui see sisepõlemismootorite keelu, jah, noh, see keelu nagu sein või pidur võeti ära. Et ja kui me vaatame, siin ka oli autogala valik, kus ju siis ühisreas olid nii sisepõletajad kui elektriautod ja üllatus-üllatus, 3 esikohta kõik olid elektriautod seal siis nimekirjas, kus olid läbisegi masinad. Et justkui me oleme jõudnud nagu mulle tundub nagu sellise auto nagu hindajate, huviliste, kaldkriips professionaalide, et mitte kasutada seda roppu kombinatsiooni auto taga inimeste juures sinnani, et nad nagu eelistavad nagu seda elektriautot. See on huvitav, see on põnev, see veab nagu progressi. Teistpidi nagu see sisepõlemismootor just kõik kao ära, ikkagi ta vist üldse siis nüüd ei kao ära. Et kuidas sulle nagu seda laiemat pilti vaadates tundub, et kas sa tunned samasugust erutusvärinat bensiinimootoriga autosse istudes, kui see on uus, kui uude elektrimootoriga autosse istudes? Jah, tunnen küll sellepärast, et mina ei tee autosse istudes vahet, mis mootor seal kapoti all parasjagu on või ei ole see üldse kapoti all, vaid tagasillal näiteks. Et see on isiklik suhtumine. Kui rääkida faktide keeles, siis minu meelest üks väga selge trend on see, et ega elektriautode tulekut ei peata, ei väära mitte miski. Räägime Euroopa Liidust. Eelmise aasta sama ajaga võrreldes, noh, meil on novembri numbrid praegu käes, aasta ilmselt väga suurt muudatust ei too. 25,7% eelmise aastaga võrreldes on elektriautode müük kasvanud, veerand. See on täiesti selline normaalne evolutsioon, see ei ole mingi plahvatuslik revolutsioon, aga asi liigub. 16,4% Euroopa Liidus on elektriautode müük, ehk see on tegelikult päris suur. Jah, see kõigub väga palju liikmesriikide kaupa ja liikmesriikide lõikes, aga seal on ikkagi selge trend, et elektrifitseerumine toimub. Aga kui nüüd kõige olulisem oht, kui sa rääkisid autogalast, et 5 autot oli kandideerimas ja neist olid 3 elektriautot, 2 sisepõletajad ja kõik 3 elektriautod võtsid 3 esikohta, siis keerame pilgu lõunasse. Lõunanaabrid lätlased valisid oma aasta auto. Neil oli finaalis 7 kandidaati, kellest olid 3 sisepõletajad ja 4 elektriautot ja võitsid esikolmiku olid kõik sisepõletajad. Aga väga huvitav. Ja mis autod seal üldse, mis seal esikohal olid? Kas lätlased esindavad või valivad pigem nagu väikest autot, sest Eesti mõistes ikkagi enamasti, kui meil üldse sisepõletaja kuskile jõuab, siis pigem on see ikka maasturiklassi masin. Selle võitis Cupra Terramar, mis on ka Eesti aasta auto finalistide seas. Ja noh, mis ta on? Ta on Tiguan natukene teises kujustuses. Okei, need ikka pigem mitte ka väga väike auto. Mitte ka väga väike auto, selline tavaline, noh, siuke optimaalne pereauto võiks öelda. Aga kui sa vaatad neid numbreid, mis sa ette lugesid Euroopa mõttes ja paned siia kõrvale ka Eesti, on sul ka mingit võrdlusmomenti? Eestis on ju väga väike elektriautod. Mind just paneb kimestama see, et automaks ei teinud nagu meie elektriautode populariseerimise jaoks mitte midagi, eks ole. See number on sama, mis ta enne oli. Alla 10% ikkagi on ju, kui mujal Euroopas on kohati üle 20%. Aga samas, Meelis, ma toon sulle siia ühe sellise näite siia vastu, et mida see automaks tegi. Automaks, jah, viis automüügi üldised numbrid alla. Õigupoolest ei viinud alla mitte automaks, vaid lubadus see ära kaotada. Siis ega suured hanked, riigihanked, suured fliidid töötavad ja siis täpselt samamoodi. Et sealt tegelikult see käive siiski tuleb, et Eesti autoturg ei ole täiesti kokku kukkunud. Ja siis kuidas automaks on mõju avaldanud, see on asi, mille üle on siiamaani nagu mitte tahetud tunnistada, aga käesoleva aasta jooksul on müüdud autod, et CO2 tase langenud umbes veerandi võrra. Võrreldes eelmiste aastatega, mis tähendab, et tegelikult mõju on olemas ja inimesed on hakanud soetama väiksema CO2 jalajäljega autosid, sõltumata sellest, kas neile sunnitakse see peale fliiti kaudu või teevad nad selle otsuse ise, aga see mõju on tegelikult automaksul suures plaanis olemas. Kas see siis ikkagi tähendab nagu
positiivset mõju selles mõttes, et ma saan sellest jutust praegu aru, et see nagu vastandub sellele väitele, et see automaks kuidagi äraspidiselt soosis alguses selliseid vanemaid autosid, mis tossasid hoopis rohkem, et see ikkagi ei tõesta seda siis. Automaks soosib vanemaid autosid, mis on väga tore, eks ole. Ma saan oma hobiauto eest maksta 50 € aastas ja ma ei pea muretsema, et ta iga aastaga vanemaks jääb. Aga see on tegelikult siiski suhteliselt väike roll, sest küsimus on just nendes autodes, mis lisanduvad Eestisse. Et need, mis on, need tõepoolest on, aga lisanduvate autode CO2 paratamatult on langenud. Ja üks huvitav makroökonoomiline näitaja, millest samamoodi väga vähe räägitud. Eestist on saanud tänu automaksule tõsiselt arvestatav autosid eksportiv riik. Et autode ekspordi kasv on käesoleval aastal kasvanud umbes 40% varasemate aastatega võrreldes. Nii et rõõmustame nende asjade üle, mida me nagu esialgu ei oskagi arvata. Ja see tähendab seda siis ekspordi all, sa mõtled, et uued autod siis läbi meie esinduse lähevad just kohe piiri taha. Just, seda nad teevad ja sihtturud on loomulikult meist lõunas. Peamiselt. Aga kui vaadata veel korraks ka numbritele otsa, siis selle sama Euroopa vaidluse valguses, et 2035 oli alguses see aeg, kust justkui pidi keelustama kõik sisepõletajad, nüüd hakatakse seda justkui nihutama, et mis see taust seal on sul ka mingi sissevaadet äkki sinna? Oi, see on üks väga põnev teema ja esimene sissevaade on see, et tegelikult 16. detsembril kuulutas komisjon välja seadusandliku initsiatiivi, aga seda küpsetati ju tegelikult terve aasta. Mis tähendab seadusandlik initsiatiiv kõigepealt seda, et me peame silmas pidama, see on ettepanek. Meile räägiti 16. detsembril komisjoni ettepanekut, aga see ei ole valmis õigusakt. Selleks, et see üldse jõuaks päris ellu, selleks tuleb see vastu võtta nii Euroopa Parlamendi poolt kui Euroopa Nõukogu poolt. Ja see tulemus ei ole üldse teada, sellepärast et nõukogus saab see vastu võetud olema siis, kui selle poolt hääletab 55% liikmesriikide arvust, mis on 15 ja 65% Euroopa Liidu rahvaarvust, mis on umbes 290-300 miljonit inimest. Ja väga selgelt on teada, et Hispaania, Prantsusmaa, Põhjamaad on sellele kogu aeg vastu olnud. Et Hispaania peaminister ütles selle kohta, et see on ajalooline viga. Et ma ei ole sugugi veendunud, et kõik see, mis suure hurraaga välja hüüti, et see ka tegelikult teoks saab, et sellest nii-öelda ettepanekust, kui ta ükskord seaduseks saab, võib väga palju muutuda. Sa siis nüüd mõtled niipidi, et see ettepanek oli see, et me keelustame 2035 sisepõlemismootoriga autod või vastupidi, et me nüüd leevendame seda? See, et me leevendame, sest see, et me keelustame, see oli paigas, see oli ära koputatud. Ja seda vaieldi ju hästi pikalt. Ma mäletan, kui pikalt need vaidlused käisid ja kuidas käis riikide seas selle nagu partnerite otsimine. Ja kus juures see huvitav fakt, mis võib olla nagu väga palju läbi jooksnud, on see, et kui seda kehtestati, siis läks sinna sisse ju selline asi nagu Ferrari erand, mis tähendab seda, et see 2035 keelustamine ei kehti autodele või autotootjatele, kes teevad aastas alla 1000 sõiduki. Nii et tegelikult nende jaoks oli see puhas kaotus, sest kui nad varem arvasid, et nad saavad ujuda vastuvoolu, siis nüüd on teistel võimalus ka natukene vastuvoolu ujuda. No siiski jah, nüüd kui me ikkagi seda vaatame, et see suund on ikkagi sinnapoole, et elekter tuleb rohkem. Eesti näite puhul on ta meil ka edetabelis, näed lõunanaabritel ei ole. Et ikkagi ma jõuan oma selle algse küsimuse juurde tagasi, et mis huvi on täna autotootjatele ikkagi siis üldse nagu panustada sellisesse bensiini või rääkimata diiselmootori auto nagu promomisse või arendamisse, kui tegelikult on juba väga selgelt näha, et see tee lõpeb ära kinnise tõkkepuuga. Huvid on täpselt kahesugused. Esimene huvi on see, nagu Renault Grupp ütleb alati väga ilusti, et oma rahvusvahelistele klientidele. Nad toodavad ja müüvad jätkuvalt sisepõlemismootoriga autosid, aga diiselmootoriga. Ehk siis nemad nimetavad rahvusvahelisteks klientideks kõik, mis jääb Euroopa Liidu piiridest välja. Et seal on veel väsna kaua võimalik toota ja müüa ja see tähendab, et ei pea kohe ära lõpetama. Ja teine asi on see, et 35. aastani on siiski meil peaaegu 10 aastat, mis tähendab omakorda, et senikaua tuleb ikkagi samuti nende klientide soovile vastu tulla ja võimalikult efektiivseid sisepõlemismootoriga autosid müüa. Nii et
jah, suuri võib-olla revolutsioone enam ei tule, aga kindlasti ei saa öelda, et nagu nüüd kogu arendustöö seisma jääb. Indrek, ma tahaks sust küsida veel ühe sellise teema kohta, mis võib-olla mulle tundub, et raamistab erinevalt sõiduautode ja liikluse sellist regulatsioone. Kui me Euroopas, me siin räägime selle üle, kas lubada sisepõlemismootor või on mingid puhtad kütused, siis samasuguseid vaidlusi nagu Euroopas, Aasias minu vähemalt ei tea, võib-olla ma ei ole selles teemas nii pädev. Aga ma vaatan, mida Põhja-Ameerikas ja ka Aasias tehakse, on see, et on palju rohkem liberaalne seadusandlus, kui palju võivad sõita ilma juhita autod liikluses. Ameerika linnades võid võtta endale takso, kus enam rooli taga ei istu kedagi ja ka esimesed autotootjad pakuvad sulle siis seda täisautonoomset sõitu punktist A punkti B linnas vähemalt. Euroopas debatti, nagu ma pole väga kuulnud, innovatsiooni tänavatel ma pole märganud. Kas see on minu selline kõver peegel või sa näed, et me Euroopas selle teemaga üldse nagu ei tegele? Tegeldakse küll, sa lihtsalt ei näe seda. Sellepärast, et sellega ei tegelda väga aktiivselt avalikel aladel, seda esiteks. Ja teine põhjus on see, et me elame Eestis. Ja in the middle of nowhere ei ole mitte kellegi mõtet sellise innovatsiooniga tegeldada. Me räägime 13. jaanuaril oma istmesoojenduse saates hästi põhjalikult kõigest sellest, mis nagu isejuhtivusest tulema hakkab. Aga ütleme niimoodi, järgmisel aastal Euroopas tulevad isesõitvad autod teedele. Ma olen selles nii 98% kindel, kui midagi katastroofilist ei juhtu. Ja tegelikult ega need isejuhtivad autod, mis sõidavad, nad ei hakka kunagi Eestis sõitma uduga kusagil metsavahelistel kõrvalteedel. Ehk et see väga piiratud ala, kus nad liikuma hakkavad, on ju tegelikult ülidetailselt ära kaardistatud, et nad üldse tänavale suudaksid minna, et kogu nendes... No aga miks sa ütled, et me elame Eestis, me siin seda ei näe, kui me võiks öelda, Euroopa Liidus on 450 miljonit inimest, kes elavad enne kõike linnastunud alades. Mis on ju need, kus isejuhtiv auto võiks sõita? Sinna nad tulevad. Mis on... Aha. Just nimelt sinna nad tulevad Eesti... Nagu meie või siin või kuskile Pariisi ja... See ei olegi võib-olla see 1% sõitudest liialdan on ju, aga ikkagi, et enamus sõite on ju kaubanduskeskuse ja kodu ja kontori vahet. Jah, aga Eesti lihtsalt see rahvaarv võrreldes, ütlesime asustustihedus on see tegelikult, mis paneb meile hästi suure piiri või piirangu selle isejuhtivate autode kiirele levikule. Jah, kunagi nad tulevad ilmselt ka Eestisse, aga algatus tuleb ikkagi sellistest hästi tihedalt asustatud kohtadest. Mis sina, Indrek, arvad sellest mõttest, kuna sa oled rohkem nagu sellega kursis, mis maailmas toimub, aga kui me ennem rääkisime AI-st, siis käis meil siin läbi mõte, et see nii-öelda brute force või selline skaleerimine, kus sa lihtsalt ostad kogu see graafikakaartides, üritad nagu jõuga AI-d läbi suruda selle keelemudelite abil, eks ole, et see ei ole jätkusuutlik ja midagi peab muutuma, midagi muud tuleb teha, et kas see lihtsalt autode maailmas ei ole ka see, et mulle tundub, et see on tupiktee, et me nagu AI-ga õpetame autodele kaarte pähe, et minu arust õige tee nagu see iseliikuvus on see, et auto saab selliseks nutikaks samamoodi nagu inimene, et oskab nagu ise aru saada liiklusmärkidest ja muudest asjadest, tal ei ole tingimata vaja kaarti õpetada, sest lõpuks me peame iseseisvad autod saama ju ka tööle seal, kus kaarti ei ole, eks ole. No ma vastan niimoodi, et tegelikult lähemal ajal võib-olla see seadusandlus muutub. Lähiajal sa ilma päheõpetatud kaardita isejuhtivat autot Euroopas ja ka Ameerikas teele lubada ei saa. Lihtsalt turvalisuse pärast. Ja kui rääkida nüüd sellest, et millised on need suunad, kus üldse isejuhtivate autode areng liigub, siis ongi neid täpselt 2 tükki. Meil on maailmas ju kõige tunnustatum isejuhtivate autode operaator on Waymo, see Google'i tütarfirma, kes juba 3. aastat päris kenasti toimetab. San Franciscos sai küll nädalavahetusel nalja, aga need käivad seal juurde. Ja teine on Tesla, kes nüüd väga jõuliselt üritab siia pildile tulla, aga nad kasutavad täiesti erinevat lähenemisnurka ehk et Tesla erinevalt Waymost, kelle puhul on kaart nagu põhiline ja kui kaardil ei ole kirjas, et foor ei tööta, siis ta läheb lolliks. Natuke lihtsustatud väljend. Aga Tesla puhul üritatakse võimalikult palju kasutada sellist kunstlikult loodud, ma ei tea, närvivõrk kõlab nagu natukene ilusti, aga mõttest saadakse aru. Ja nad üritavad pisut rohkem
inimese käitumist matkida ja nad on selles suhtes veidikene immuunsemad selliste jamade suhtes, mis nagu eelmisel laupäeval San Franciscos juhtus. Ehk et 2 suunda on, aga selle teise suuna ma korraks segan, et sa võid paari lausega ka öelda, mis seal juhtus, sest ega võib-olla paljud inimesed... Mina pole ka kuulanud. Ja, vabandust. Seal juhtus selline asi, et ühe San Franciscot varustavad elektriga 3 suurt teenuspakkujat ja ühe teenuspakkuja alajaam põles maha. Ja see tähendab, et 1/3 linnast oli sõna otseses mõttes pime. Ja kuna San Franciscos sõidavad ringi Waymo isejuhtivad autod, siis on hästi palju juhtus selliseid asju, et need autod, kui foor läks pimedaks, siis auto jäi keset ristpikku seisma ja nad tekitasid niigi närvilises olukorras täiesti totaalseid ummikuid ja neid ei olnud võimalik sealt ära koristada. Ja Waymo nüüd teatas, et nad on väga palju õppinud sellest juhtumist ja hakkavad võtma neid ja teisi abinõusid tarvitusele. Aga probleem oligi selles, et kuna Waymod töötavad hästi palju kaardi baasil, siis kaardil ei olnud kirjas seda asja, et elektri kaob ära. See on nagu jabur, et sellist asja ei ole siiamaani läbi mõeldud, et mis siis saab? Ega Waymo nüüd detaile ju ei avalikusta, et mis seal nagu siis päris karu kõhus toimus, miks nad lolliks läksid, aga seda, et nad lolliks läksid, seda nägi terve maailm, sest neid videoid oli päris palju liikus ringi. Ja lihtsalt kõige kurvem oligi see, et need autod isegi ei tõmmanud ennast mitte tee serva, et nad ei suutnud nagu nii ohutult ennast juhtida, vaid mõned lihtsalt jäid keset ristpikku seisma ja ütlesid, et ma ei oska enam edasi. Jah, et need on need asjad, millega step by step tuleb nende isejuhtivate autode tulekuga arvestada. Tundub, et Elon Musk on sellega arvestanud, et nad on ehitanud autod natukene kindlamaks. Aga me oleme ikka väga algusjärgus ju nende isejuhtivate autodega. Nojah, väga pikalt, kusjuures juba on see algusjärk ja mõnes mõttes nagu kestnud, et see ongi see küsimus, et kas siis edasi jõuab see auto pikemas perspektiivis, kes rohkem oskab ise mõelda, või see, kes nagu siis võib-olla sõltub kaartidest, lidaritest ja mustmiljonist sensorist ja täna nagu toimetab paremini, et kumb on see õige tee tuleviku suunas või veel midagi kolmandat? No seda me ei oska ette ennustada, me lihtsalt nägime ühe kriisi najal, et sellised, mis nagu suudavad rohkem ise mõelda ja on paremini teistega integreeritud, need töötavad paremini, aga ega me tegelikult ei tea, mis 5 aasta pärast tegelikult selliseks eelistatud lahendus on. Aga kuidas täna, sina oled nüüd autosid siin testinud võib-olla mõnevõrra rohkem, kas selline autoga rääkimine on juba nagu täitsa tänapäev või see on tulevik või kaugel see võiks olla, et meil on AI ja nagu autos kuidagi nii, et me nagu siis üks vana filmikangelane oma autoga räägime vabas vormis, mitte ei käsuta teda kindlate sõnadega? Jään vastuse võlgu, ma ei ole selliseid autosid kohanud, kellega oleks võimalik vabas vormis mõistlikult rääkida, nii et ta sellele ka mõistlikult reageeriks. Et siiamaani nad suudavad ikka aru saada suhteliselt lihtsatest käsklustest ja sedagi soovitavalt inglise keelest. Kas see oleks, on meil seda vaja või kui sa võtaksid nüüd selle kokku 2025 aasta minnes uude aastasse, mis soovi sa võtaksid kaasa, mis sa tahad, et muutuks või hoopis mis jääks muutumata selles valdkonnas? Raske öelda, mina isiklikult ei tunne kumbastki vajadust. Mulle meeldiks, kui põhifunktsioone saaks kasutada nuppudega, mitte ei peaks neid otsima ekraani sügavustest, aga kindlasti on inimesi, kellele häälkäsklused meeldivad. Mina nende hulka ei kuulu, aga see on puhas minu isiklik. Teine küsimus on see, et kas nad on võõrkeelsed või eestikeelsed, eks ole? Jah, see veel edasi, eks ole, et võib-olla talle ei meeldi minu inglise keel Tallinna aktsendiga. Sa ei pea oskama tegelikult, et auto juhtimiseks või autos mugavalt juhtimiseks ei pea sa oskama ühtegi võõrkeelt, eks ole, see võiks olla nagu ka see eeldus. No ma lõpetuseks tahtsin sinult ikkagi ka välja pressida sellise personaalse eelistuse ka, et kui sa vaatad selle aasta peale tagasi ja peaksid nüüd võib-olla nimetama sellise ühe auto, mis ikkagi oli ka sellel aastal sellise vau-efektiga, et mis auto see oli? No ma tahaks olla originaalne, aga kuidagi ei kuku välja, et me kõik teame, mis auto see on ja see on kollane või roheline auto, see on Renault 5. Sinna ei ole mitte midagi teha, ta on selle aasta auto ja lihtsalt sellepärast, et ta on hästi paljus ka tuleviku auto, et kui me räägime võib-olla kõige olulisemast asjast, mis selles Euroopa Komisjoni ettepanekus sisaldub, ehk need Euroopa väikeste autode klass, siis kõige esimeses ettepanekus mahub ta sinna sisse. Minu nägemuses endiselt üks probleem, mis on üldiselt elektriautod, eriti väikeste elektriautode probleem, nad on ikkagi 3% võrra liiga kallid võrreldes sisepõlemismootoriga autoga. See on nagu minu arust nagu see, mis takistab nende populaarseks saamist.
no kui arvestada seda, et nende autode puhul hakkavad tootjad saama jällegi ettepaneku kohaselt 1,3 koefitsiendiga soodustust oma niimoodi kogu CO2 hindamisel fliitile, siis võib see natuke nende hinda ka alla suruda. Et ma lihtsalt korraks toon nagu kõrvalt näite, et kui võtad Volkswagen Tiguani hinnakirja, siis pistikhübriid, mille valmistamine on selgelt kallim, maksab sama palju kui diiselmootoriga auto ja see ei ole ju tegelikult loogiline. Aga on, sest täiesti üks asi on auto tootmine ja teine äri on selle CO2 arvestamine. Indrek, aitäh sulle seda aastat meie koos kokku võtmast ja usume, et uuel aastal tuleb jällegi palju põnevat, mida edasi arutada. Aitäh teile! Selline oli siis meie aastalõpu viimane erisaade. 2025 on kokku võetud ja rohkem te meist ei kuule sel aastal, aga olge mureta natuke aja pärast järgmisel esmaspäeval. Oleme teiega tagasi, et juba vaadata ette 2026. Senikaua võite ka meile saata oma mõtteid, kommentaare, küsimusi lõppenud aastast ja ettevaated algavale aastale. Meie meiliaadress on ikka digisaade@geenius.ee. Aga siit soovime kõigile head aasta lõppu ja veel paremat uut. Digisaade till, sinnal vaiki mõte on chill. Digisaade till, võta hetk ja ole päris chill. Digisaade till, kui maailm jookseb, seisa still. Digisaade till, vähem müra, rohkem chill. Sinnal vaikib mõte on chill.